Salajutud, 10. hooaeg, siin me oleme, meie juubeli era. Meie juubeli era, jah. Ma ostsin ära, ma mikrofoniga vaja. ja 10 hooaega. 10 hooaega, või 10. hooaeg algab, 9 hooaega on tehtud. Ja mis on veel kõige haigem, et me suutsime 9 hooaja sisse mahutada ka Eesti kõige suurema vestlusõhtu korraldamise. Jep. Me jäime ellu, see ei olnud selline flop nagu suvepäevad. See ei olnud suvepäevade flop ja ma tundub, et ikkagi inimesed jäid rahule ja oli tore ja see oli väga awesome ja nüüd müüsime, et teist korda oleks selle 1 päevaga välja. Tead, mis on kõige haigem või? Ma ei tea, kui palju sina siuksed kirju said, aga minul oli postkast täis kirju inimestest, sest vaata, mina ütlesin, et kui kardinad avanesid, ma mõtlesin, ma hakkan nutma, mul oli siuke klomp kurgus ja inimesed publikust kirjutasid sama asja, et nad reaalselt pühkisid pisaraid ja nägid ümberringi, et inimesed ka nutsid. Jaa, see oli nii haige, et inimesed nutsid. Jaa, see on nii haige, aga samas see on nii cute, et see näitab, et võivad need mingisugused suvalised netitrollid öelda mida iganes, et kes kuulab nüüd Salajutte. Inimesed kuulavad, inimesed elavad meile kaasa, et nagu tegelikult see oli meie jaoks nagu nii suur success või nagu kujutad ette, et me oleme tegelikult lambiantsud, suvalised lambiantsud. Kes räägivad mingi suvalisi jutte. Jah, et me oskaks laulda või midagi tantsida, ma loomulikult oskan, aga mitte nagu, ma ei ole suurtele lavadele veel jõudnud lihtsalt. Aga et nagu selles suhtes it's just us, me oleme suvalised inimesed kellegi podcasti kuulamised, ja siis nad elavad meile nii kaasa, et ja ei, ma sain ka, et inimesed ikka nagu, et ütles ka, et no meie sõbrad kõik nutsid ja veel oli nagu see oli loogilisem, aga siis veel nagu, et mul üks sõbranna, kes tuli enda sõbrannaga, keda ma olen paar korda elus näinud, natuke suhelnud, ta ütles ka, et järsku vaatab, ta on tavaliselt hästi tuim inimene, mitte tuim, vaid nagu ei hakka mingi nutma, vaatab kõrvalt, kuidas tal pisarad voolavad, et see oli nii äge, kuidas inimesed elasid meile kaasa, et ma lihtsalt tahaks nii väga, et te oleks aru saanud, mis tunne seal lava peal olla oli, kui need kardinad lahti läksid, see aplaus. See kõik. See oli, saad sa mul niimoodi käed värisid. Mul ka. Mul käed värisid, mul klomp kurgus. Ma teadsin, mina pean esimesena rääkima hakkama ja ma veel mitu sekundit ei suutnud seda teha, sest ma nagu... ma nägin kuidas sa hoiad nagu nuttu tagasi, ma endaga lihtsalt see, et ma tundsin, mul käsi värises ja tegelikult suht pikalt veel alguses. Ja et selles mõttes, et see oli ikkagi, aga te olete ju nii toetavad, et te võtsite meid nii hästi vastu, et siis see hirm läks kohe üle, et ikkagi. Ja teine poolaeg oli juba väga palju lihtsam ja nüüd on veel eriti tore nagu planeerida seda 3. hooaeg või teist esinemist, et lihtsalt juba on nagu mingid mõtteid ja nüüd juba teame. Ja kuidas paremini teha, teistmoodi ja värk-särk, aga ikkagi selline, et kuidas me ületame, see oli nii äge, et nagu me peame... mul on mõtteid, kuidas ületada. Siis on lahe. Nii et aitäh teile, et te tulite ja siis... Tõesti suur aitäh ja kes ei saanud tulla, siis Patreonist saab vaadata esimest poolaega siis nii-öelda. Ma nüüd loodan, et saab varsti teist ja kes meid subscribe ivad siis Instas, siis saate sealt ka selle lingi leida. Täpselt nii. Aga räägime siis sponsoritest ja lähme podcasti juurde ja siis räägime veel vahepeal, mis eluga on toimunud või mis me teeme ja kuidas läheb. Jah, räägime siis sponsoritest. Peasponsor on meil ikkagi vana hea Kuulbett, nagu alati. Kes annab siis hooaja lõpus jälle 1000 eurot ära parimale kirjale. Muuseas eelmise hooaja võitja, see kes 1000 euri sai, saatis pildi ka, et ta ostis selle Laura Valgu nussiteki ära. Ostis, jah? Ja ta käis ju podcasti laivil ka. Ta tuli embama mind ja ütles, et on see puhtkuse friik. Ta tegi pilti meiega. Davai, ta mulle vist ei öelnud, sest et mina olin ekstra. Sina olid seal mingi järgmine, ühtegi sõna ei räägi, järgmine. Calm the fuck down. Ei, ma olingi... Ma olin tööl, ma olin mingi, davai, teeme nüüd, vaata, et see mõttes, et ma nägin, et nagu see järjekord oli nii pikk, et kõik jõuaksid pilti teha, sest meil oli ainult see mingi pooletunnine window ja siis me pidime juba edasi minema, siis ma tahtsin, et kõik saaksid pildi, kes soovivad ja selles suhtes, et ma ei tea, nagu tore, et ta selle nussitekiga ära ostis. Nüüd Laura võiks meile promoist saata ka nussitekki. Mul on nussitekk. Laura, mulle siis. Mul ole vaja seda tegelikult. Ma ei usu, et kellega sa nussid seal? Seda küll jah, aga ta võib saada ikka. Ei, las ta saadab. Ei, see ongi see, et las saadab see teki, et kui on nagu Kim Kardashian ütles, et ta hakkas kodu renoveerima ja tegema ja siis ta mingi hullult ehitas nagu enda poolt ja siis ta ärsku mõtles, et aga seal ei ole seda nagu his side, et nagu his side of mingi
closet, et nagu meeste poolt on üldse. Ja siis keegi küsis, et või see produtsent küsis, et kas sul on siis meeste nii mingid, ei, aga kui ma ehitan, siis see tuleb, nii et kui mul on see nussitekk, küll see nuss ka tuleb siis. Ma arvan küll. Ja mul on, mina ka praegu kodu ehitan ju niimoodi, et tegelikult mul on mõeldud nagu meeste pool ka, et küll see nagu, küll see mees tuleb, et ma olen ikkagi arvestanud sellega, et kui mingi mees kunagi tuleb, siis ta saab ka sinna sisse aga mulle meeldib, et näha on kohe, et sa oled iga hooaega nagu positiivsemaks läinud, sest ma mäletan, et ükskord sa olid mingi, ei no, kui leiab, siis leiab, võimalik, et ei leia kunagi, I will die alone, nii et ei, no vähemalt nüüd on juba kapi pool olemas. Ja ei no mul ongi see, et ma võib-olla ise olen kandnud natuke chill, tegelikult ei ole chill, aga ma mõtlesin, et mul on ikkagi see, et automaatselt, kui mul mingi crash tekib, siis kohe kapi pool. Kohe on nagu jah, selline ma olen nagu mentally, nagu mul ongi see, et ma ei ole nagu, ma olen Delulu peast kohe, et ma ei oska nagu seda mingi, et kellegiga timmid rahulikult, ma tahan kohe nagu mingit tavai. Ei mõistlik, mina ka. Ma ei tea, ma ei oska panemini, aga ühesõnaga vaatab rahulikult ja ma nagu selles mõttes, et kuidagi võib-olla olen selles suhtes chillim, et ma mingi suhtlengi, ärge nüüd arvakest, et Siimule kirjutad inimesed, kui ma olen siin rääkinud, et ma suhtlen mitme inimesega, kes tähendab, ma nussin mitme inimesega. Aga mis see Siimu asi on, kellega sa nussid? Tal sõbrad lihtsalt on nagu kirjutanud, jah, tundub, et Kristina sind tõmbab ringi vahepeal, siis ma olen mingi, et mis see nagu esiteks kui tõmbakski, mis siis? Mis see teie asi on? Ja teiseks see, et ma nagu räägin, et mul on siin, siis ma vahepeal rääkisin nagu ühe inimesega mitu kuud ja me ei nussinud, me lihtsalt suhtlesime, et nagu mul lihtsalt meeldib, ma olen nagu, mulle meeldib jäppida vaata, et selles mõttes rahunege maha, et trust me, et mul oli vahepeal väga dry spell vaata, aga ikka suhtlesin inimestega. Vahepeal, mis siis juhtus? Juhtus, ma ei tea, anyways. Aga jah, Coolbetil on siis ka 20. aprillini on kampaania käimas, kus võid võita reisi koos kaasega Eurovisiooni finaali. Et see on siis coolbet.com/reis Eurovisioonile, et neil on ju iga-aastane Eurovisiooni need bettingud ja asjad ka, et mulle meeldib näiteks bettida, kui on näiteks selline, ongi Eurovisioon, saad seal valida, kes võidab või saab finaali, niisugused lihtsamad. Ja siis, kui Alka MM oli, siis me ka vaata sõpradega, ma küsisin poiste käest, et kuhu mida panustada, et see oli ka fun. Aga võitsid midagi või? Ja ma mäletan, et me ju tegime seal 50, esimene päev tegime 50 kohe mingi mitu sada ja tegelikult see oli päris huvitav. Et ma mõtlesingi, et kui mingid sellised EMM-id ja mingid MM-id ja need mingid Eurovisioonid, siis ma natukene teen, vaata, et see on nagu huvitav, et panedki 50 € sisse ja siis möllad sellega, vaata. Okay. See on nagu fun. Ja samuti on neil mai lõpuni jälle see kampaania, et saab Rolexi siis võita, kui avad endale konto siis sellele Coolbeti lehele. Väga vahva, aga kes meil vanadest olijatest veel kaasa tuli? Magda Beauty loomulikult, et Magda Beauty annab ka siis iga episood annab ära kinkekoti, et jooksvalt eks siis aeg-ajalt näitame mingid uusi tooteid. Mu kodus praegu just pakin lahti mingid asju. Mul oli üks, saad Magda Beauty karp päästis üks päev mu elu, sest et nad saatsid mulle hambapastat ja mul ei olnud hambapastat maja peal. Ja nad saadavad iga kord mulle hambapastat ka ja see on ülihea hambapasta. See roosa on ja see mingi... Ja see on see Smile Lab. Smile Lab jama ja ülihea. Valguses tundus nagu harjumatust on veits magus, vaata, aga tegelikult on... Kõik ütlevad, et mul on hästi valged hambad ja see peaks olema valgendav pasta ka. Sul on väga valged hambad, very beautiful. Ja siis see nädal on nii-öelda Korea ilubrändide nädal, ehk siis kõik Korea brändid on alla hinnatud. Neil on valikus uus populaarne bränd Skin 1004 ja head tooted on ka Luvmu mask, mida siis saab üle öö panna ja saavutada sellist mingi glass skin'i ja ühesõnaga, Korea kosmeetika on alati hästi populaarne. TikTokis kogu aeg kiidetakse, et see pidi olema nahale kõige parem ja puhtam. Ja sooduskoodiga siis salajutud on kõik tooted siis täisinaga tooted on minust 20% ja hooaja lõpus siis kõik, kes on kasutanud sooduskoodi salajutud, nende vahel loositakse välja 300-eurone kingikott ka siis 300 € väärtuses ja keegi just üks päev kirjutas mulle ka, et ma just tegin Magda Beauty'st seda tellimust ja tänu teie sooduskoodile ma sain kokku 100 € eest odavamalt, vaata, sest ta vist tellis väga palju asju ka, või tegelikult ma ei tea. Sooduskood on alati kasulik, nii et kasutage julgelt ja võib-olla võidate veel midagi juurde. Kes meil veel tagasi tuli, on loomulikult Ulakas Kaunitar, et just rääkisime siin lelodest ja siladest ja sonidest ja kõikidest nendest asjadest, aga kellegile just ka keegi küsis mult linki, ma saatsin talle ja siis ta oli ka, et see on päris kallis, et Lelo tooted võivad olla veits kallimad, aga ma ütlen, need kestavad sul aastaid, kuid Ulaka Kaunitari kodulehel on tegelikult valikut igas hinnaklassis. On odavamaid ka ja see, et see odavam ei tähenda, et see halvem on, et nagu ma räägin, see mul üks... Lihtsalt mul on see, et nagu mul ei ole teisi vaja, aga ma arvan, et mul on enne olnud odavamaid ka. Täpselt, teeb töö ära. Teeb töö ära, jah, ei ole alati vaja siin priisata. Täpselt.
nii et ulakas ka, pluss meil on veel see video all on see ulakas kaunitari, seal on ka need odavamad, et meil on see salajuttude lemmikud ja seal on need odavamad versioone, aga ma meelega panin siis sinna, et on nagu neid kallimaid, millest me oleme rääkinud, odavamaid, kõik need feromoonid, kõik on olemas seal. Ja, et kui keegi kinki tahab teha, siis annad kallima lingi, aga kui ise tahad osta, siis ostad odavama. Ja sooduskood siis salajutud ka. Just. Siis on meil muidugi Peninuki. Ja Peninuki siis esiteks, kes olid vestõhtul, said me uut seda pomelo ja sidrunheina džinni proovida ja minust see on nii freaking hea. Ma tegin just reedel story'sse video ka, et kuidas seda juua ja neid ongi reaalselt limiteeritud kogus. Ma mõtlesin, ma tellin endale nagu nüüd uude koju, mingi mitu kasti ära, et mul just oleks, et kui nüüd tuled külla, soome seda, et see on nagu tõesti väga Mina hea. mõtlesin täpselt sama asja, et ma ka seal vestlusõhtul, pärast vestlusõhtut jõin ise ka neid kokteile ja tõesti mega maitsev. Ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kumb mulle rohkem meeldib, et kas mulle meeldib see kurgi ananassi või mulle meeldib suus ja ma pean ütlema, et mõlemad on mega head. Vaata, ma alguses olin natuke selle poolt rohkem, et ta on magus, aga tegelikult see pomelo oma on nagu nii mõnus, fresh, kuidagi kevadine praegu siuke. Ilus ilm, mõtled, see kokteel tuleb nii ilus roosa ka veel, et selles suhtes ma täiega soovitan, see on nagu super ja see on lihtsalt nii limiteeritud kogus, et see praegu ongi parkend pudelit alles, nüüd teed ühe batchi veel ja siis ongi kõik need, seepärast ma mõtlesin, ma tellin endale mitu. Ma pean ka siis mitu kasti tellima, sest et ühel mennal siit sai ju eile paar valmis. Nii et ma mõtlesingi, et vaata, mul on need riiulid, aga need riiulid ei kannata väga neid pudeleid on ja ma mõtlesin sinna panna need ilusad klaasid, millest me kohe räägime, ma juba ladusin neid sinna täna hommikul. Aga ma mõtlesin, et ma võtan siukse kuldse kandiku, mul on siuke keerlev kuldne kandik, ja siis ma panen sinna peale kõiki need Peninuki joogikesed ja värgid, et no, et ma ei pane neid ju külma, kuigi mul on see veinikülmik ka seal. Et ühesõnaga, kui ma saan sätitud, mul muuseas täna tulebki Peninuki pakk, ma arvan, et ta tuli juba, kui ma teel olin, mul helistas kuller. SMS tuli, et alkohoolseid jooke sisaldab, nii meeldan, et see on Peninuki ja ma kodus laon paika kõik ja siis teen pilti. Mega nice. Nii et tead, Peninuki. Aga sina ära kui külla tuled, muidu ma hakkama kogu aeg. See läheb ohtlikuks ära, aga noh, ma ei tea, selles mõttes ma tulen nagu nii mingi hetk, aga pane siis mõned pudelid peitu, vaata, et siis ma ei tee. Ma ütlen ausalt, ma ei saa aru, mis juhtus, see oli laupäeval või? Kui ma olin mingi, et Kristina tule läbi, teeme väikse šampa, järgmine hetk tellisime Austreid juba, jõime šampust. Ja siis oli pidu hommikuni. No selles suhtes mitte hommikuni, aga mingi hetk lihtsalt vaatasime, et kell oli palju, Kelani oli ennast tuttu pannud. Ja Marta voodisse alguses, et ühesõnaga, siis mõtlesime ka, et nagu laps juba magab ja talgus vaatas mingi multikaid värvis ja et no selles mõttes, et ja siis, kui ta juba magas, ma mõtlesin, nüüd võib siis nagu nüüd võib teise pudeli ka lahti korkida. Ja cranked up ja seal me olime ja siis Kelani magas hommikuni ja ehk siis Kristina ja Kelani olid tegelikult esimesed, kes mu majas öö said veeta, et mina läksin ikkagi mingid koju. Mu vanemad tulid veel külla ja sina magasid pool, Kristina läks ka mingi hetk lihtsalt magama, nii et mina seal vanematega tiksusin. Aga ei, väga fun oli, et selles mõttes, et väga lahe on su uus maja ja tulen veelgi ööseks sinna mingi kord. Aga rääkides baarist ja joomisest, siis siuke pood on nagu Amaren ja tead, ma olin nii excited, kui nad kirjutasid, et nad tahavad meie podcasti sponsoriks tulla, sellepärast, et mina ise langesin Influka reklaami lõksu, ma ei mäleta täpselt selle Influka nime, aga ta tegi mingi reelsi neile ja siis ma olin mingi nii ilusad pokaalid, läksin vaatama, siis ma tellisingi endale pokaalid, siis ma tellisin ühe mega ilusa vaasi. Siis seal on mingi taldrikuseti. Taldrikuseti, tassid ja Instas kõik olid, ma vist põgusalt näitasin, need hästi sügused värvilised on, kõik on oma kaad, kus need pärit on, aga tol hetkel ma olin juba selle poe ära, nagu nime ära unustan, nii et jällegi, ma eile ladusin oma kööki neid taldrikuid ja asju, ma pärast Instagramis näitan, või selles suhtes võite ise ka kodukalt vaadata, aga ma näitan, mis asjad mul on, need on nii ilusad, I love it. Ja need veinipokaalid, vaat ütlesid, et kõik ütlesid sulle, et nii ilusad. Ja ma tegin seda Peninuki kokteili sinna sisse, tahtsin näidata, kuidas ma joon seda ja siis ma kasutasin seda klaasi, Mallu kinkis mulle sünnipäevaks. Ja täpselt see valge veini oma, aga sama niuke oligi, et Kristina, ma tellisin sulle üli crisp klaasid, tõesti, need on nii head ja kui ma nüüd tegin story, reaalselt see link-klikk oli mingi 3000 lõpuks, inimesed nagu olid ka, nagu hakkas kirjutama, et kus need klaasid on, siis ma olin mingi, et okei, ma share'in teile. Aga see on, minu meelest õige veinipokaal peabki olema pika peeniks ja selle kõige hullemad on need sellised jässakad. Ja see klaas peab olema crisp, vein peab olema crisp ja elu on ilus, nii et ja mina tellisin ka veel tegelikult veel mingid need pastataldrikud ja tegelikult nagu ühe seti siis nii-öelda taldrikuid asju ka, need klaasid on siit ja neil on need klaasist kõrred ka, minul on lemmikkõrred, olen klaasist, need metallist kunagi olid ka, aga mulle neid üldse ei meeldi, et klaasist kõrred on nagu minu eest niuke selline
fancy ja nice, et aga ühesõnaga jah, et me anname siis ära kinkikaarte iga episood, nii et siis Amaren Home, et minge vaadake, te olete obsessed. Te olete obsessed, sest ma ütlen esimene kord, kui ma sealt tellimuse tegin, ma arvan, oli 3 sotti, nii et võtke rahulikult või teine variant, mida ma mõtlesin ka, et mul osad asjad jäid nagu tellimata, et ma teen endale väikse nimekirja, et kui keegi tahab soolaleivale tulla, siis ma vaikselt poetan nagu väiksed ideid, et mida mul nagu vaja oleks. Sest et ma mõtlesin ka sama, mul on mingi potte panna vaja, aga need on liiga kallid. Ei no ka kamba peale saab ikka, kui see nagu selles suhtes teed nimekirja, mis sul vaja on, eks inimesed panevad pead kokku ja... Seda küll jah, see oleks päris mõistlik. Ja, sest me ei hakka ju nõudma mingi 4 sotis panni. Seda küll jah. Are we friends or not? Hea pann, ma ei tea isegi, mis on head pannid, mitte nagu sina, mis sul need potid pannid olid. Hexclad on mul, aga nüüd on point selles, et need on väga head, nagu reaalselt need on väga-väga head, aga nüüd ma kahjuks nägin kaubamajas ilusaid panne ka, et nagu need Hexcladi omad on, nad on head, aga nad ei ole nagu ilusad, siis ma vaatasin kaubamajas mingi valged, keraamelised. Ma vaatan neid. Mul ei ole ostetud. No veab sul. Aga jaa, et kodusisust, no me oleme taga kodusisustamise vaibil, nii et siis teate, et Amaren Home. Siis meil on veel Hindreku talu Rabarestoran. Jah, et kes veel, muidugi te teate, meil olid suvepäevad Hindreku talus, seal saabki korraldada seminare, pulmasid, sünnipäevasid, kõik asju. Me plaanime see aasta vist ka uuesti teha suvepäevad. Jah, me teeme seal suvepäevad, aga teine asi, millest me oleme ka rääkinud, et Rabaresto, see ongi see, et sõidad kanuuga, jood väikest mulli, saad värskes õhus süüa, Margo teeb süüa. See toit on hea. Ja Tuuli pakub Eesti veine, et kui kedagi huvitavad lihtsalt Eesti veinid ja ei taha kanuuga sõita, siis 3. mai meie igatahes lähme, ongi Eesti veine pakutakse, väike piknikuke, see ei ole kanuuga, see on nagu niisama seal hoovis neil. Ja ma arvan, et see saab väga tore olema, nii et kellel pole plaane 3. maiks, siis tulge, näeme seal, mekutame Eesti veinikest, need on tõesti imemaitsvad, et ei ole see, et mida sa arvad, võib-olla mida poes müüakse, see on suvaline mõttetu jama, et Eesti veinid on tegelikult mega maitsvad. On küll head, olen häid saanud just Hindreku talus, nii et siis anname ka ära kinkekaardi iga episood. Ja siis K3. Jah, huvitav, mis hea saade sealt tulla võiks? Ma ei tea, mida mallukad või? Ja, et teine hooaeg hakkab varsti lõppema, aga loomulikult saate järgi vaadata kõiki episoode seal, et ma olen ise enda top fänn, et mulle see Mida mallukat väga meeldib ja ma pean tunnistama, et viimased 2 episoodi on mu lemmikud, et teie ei ole viimast näinud, aga mina olen, et viimased 2 episoodi on, ma ei tea, muidugi lemmikud, et saab draamat. See ja meie psühhoosi, aga tead, ma pean ütlema, share mulle ka seda, ma ei saa share'ida, vaata, seda linki ei ole enam, ma saan ainult korra üle vaadata. Aga see viis, kuidas me sellest rääkisime, ja see tundus nagu palju hullem, sest et Märten oli ka, et okei, et te rääksite nagu saaks mingi, ma ei tea, mis asi öelda, et tegelikult me võib-olla nagu oma peas kujutasime seda hullemana ette, sest et tegelikult see oligi, see oli mingi, ma lähen teen siis ise, okei, see uks läks jah pauguga kinni, tuul. Aga see oli tuul, sest meil oli, vaata, see vaheuks ausalt, ma ei pannud seda, ma ei tõmma seda pauguga, et ma olin mingi, ma teen ise, see pauk käis, ma olin, kurat, see tundub, et ma oleks eriti mingi närviaega. Seda oli tõesti, et seda ma ei pannud pauguga, ma ütleks ausalt, kui ma läks mingi, fuck that shit, vaid ma olin mingi, okei, ma teen ise ära selle. Aga ühesõnaga, see ei tundu nii hull seal, aga samas oli ikkagi näha hõõrdumine sõprade vahel, sõpruse rebenemine hetkeks. Lolla, mõtle, kui sa oleks selle kaameraga järgi tulnud, kui ma seal üleval veel edasi näen. Ja see oleks naljakas olnud. Ma imestan, et nad ei tulnud. Nad oleks pidanud oma tööd ikka tõsisemalt võtma, siis seal ikkagi oli midagi. Lisaks vaata, kui me Märteniga seal vahepeal nagistasime tülis olime, kui ma sõrmuse tagasi andsin, see ju kõik on nagu selles suhtes, seda ei ole kaameraga, ma räägin seal sellest. Nüüd see tundub nii eestudi, aga mul ei ole ikka veel keelasõrmus. Palun, someone help me. Kas me üldse abiellume või? No vaatame, ma ei tea, ma siin valin kleite ja teen ilusamaks ennast, et ma loodan, et abiellute ikka. Okei, ma ka. Aga teen ilusamaks ennast, ma tähendab ühesõnaga getting ready for your wedding, on ju. Aga jah, et ühesõnaga K3 pluss vaata, K3 on Netflix ka ja mis me just ennem rääkisime, Black Mirrorit hakkasin vaatama uut hooaega. Oh my god, ma reaalselt soovitan teil räigelt seda vaadata, see on nagu... Ja K3 on ülihea, et seal ongi see Paramount pluss Netflix tähtsad ka, et ma vahepeal suhtiti HBO ja vaatan sealt. Teine, mis mul on lemmikud sari, mis ma soovitan, sulle vist ei meeldinud sellega see ülikooli tüdrukute sekselusari, mulle täiega meeldib see. See mulle ei meeldi, tuli uus hooaeg ka. Meil on see vanus vahem võib-olla nii suur, et minu meelest see on mingi teenage mingi asi. Ja mulle vahepeal meeldib see lihtne vaatama taustaks, et sa ei pea nagu hullult süvenema, vaid vahepeal mingi naljakad kohad ja mingi arvamine niimoodi. Sealt HBO või Paramount
kurat, ma ei mäleta, mille pealt see Paradise tuli? Mis Paradise? Ühesõnaga, üks sari on Paradise, otsige, surfake Go 3 lehel ringi ja vaadake, äkki leiate, et ülihea sari, ma panen jälle story'desse. Nii et siis Go3 on ka sponsor ja neil peaks olema salajutud sooduskood, millega siis saate liituda. Ma panen selle info, sest eelmine kord inimestel oli probleem, et nad ei osanud seda sooduskoodi kasutada, et siis video all on info olemas. Aga lähme siis podcasti. Kas meil on nagu nüüd lõpuks kõik ette loetud? Jaa. Okay. 20 minutes later. Jah, no tead, mõnikord lihtsalt on niimoodi. Ja nagu te nüüd teate siis või te näete, siis meil on 10. hooaja puhul siis podcast on ka pikem. Ja. Et saame rahulikult reklaami ära lugeda, kes selle podcasti teeni toob ja siis nüüd saame kirjade juurde minna, nii et saate tund aega kirju ikka. Mulle meeldib see, et ma mäletasin seda, või tähendab, ma mäletan, et see vestlus oli, et podcast võiks pikem olla, aga ma unustasin ära ja siis ma olin täna just nagu ajastanud kõik vana aja järgi. Nii et jällegist proual küüned jäävad tegemata ja... No saad homme vist. No, jah, saab homme. Pole hullu. Aga mis siin ikka hakkame siis pihta ja kütame? Äkki alustad siis? Okei, ma alustan. Ma võtan siis kohe selle tagasiside Alexela publikule ja teile, sest me juba selle lainel oleme. Hei, minul hetkel midagi rabavat lugu rääkida pole või oleks, aga jätame selle ehk teiseks korraks. Tahtsin tulla tagasisidet andma Alexela õhtule ja loodan, et kirja podcastis ette loete, sest suur osa tagasisidet on publikule. Ma jäin Alexela vestlusõhtuga mega rahule ja olen juba uue pileti ostnud ka oktoobrisse. Tõesti oli produktsioon amazing ning kogu atmosfäär äge, pidulik. Juba Alexela sisse astudes oli emotsioon hea. Hea muusika mängis. Peninukid džintoonikud meekisid hästi ja rääkimata hetkest, kui lavakaardinad eest tulid ja rahvast teilt soojalt tervitas. Endalgi hakkasid pisarad jooksma. Kuidagi nii uhke tunne ja hea meel oli teie üle. Super töö. Issand, kui armas. Täiega cute. Mille üle aga viriseks on publik, kes teid kuulama oli tulnud. Kindlasti ei puuduta see kõiki, aga siiski jäi silma, et suur osa publikust oli nagu esimest korda kuskil taolisel üritusel. Nii piinlik oli vaadata, kui Kristin hakkas vaheaega sisse juhatama, siis nii suur osa rahvast sekundi pealt tõusis püsti ja juba saalist lahkus. Ja seda isegi peale seda, kui Malju palus oodata. Ma saan aru, et kurgud ja anutasid ja koksid maitsid hästi, aga no elementaarne viisakus palun. Samuti, kui show lõppes, kas peab juba kohe jooksu alul saalist garderoobi tormama esimese sõna peale, mis viitab, et show hakkab lõppema. Plaksutasime sõbrannadega, saatsime teid nii-öelda lavalt ära ja kui juba minu kõrval mingi tüdruk nügib, et sooviks mööda pääseda ning siis kogu rivi oli sunnitud tõusma ja preilad mööda laskma, ise rääksid kohe, et jookseme alla, see ei pea selle kanakarja taga mantleid ootama. Kui oled juba selle õhtu võtnud ennast lille löönud ja sõbrannadega aega veedad, kas on tõesti on see 10 lisaminutit oodata nii raske? Meie sõbrannaga olimegi keset seda kanakarja, kes oma jopesid ootasid, aga siiski saime inimliku ajaga kontserdimaest välja ja tunde keegi ootama kuskile pidanud. Tahtsin teid lihtsalt tänada ja öelda, et mul oli osa publiku pärast endalgi piinlik. No palun oleme järgmine kord inimlikumad ja viisakamad. Teile aitäh show eest ja kohtume jälle sügisel. No selles suhtes ma pean ütlema, et lavalt oli seda ka nagu väga imelik näha. Ise just olete nii õnnelikud ja plaksutate ja siis jooksete minema, aga ma saan ka sellest pointist aru, et nad vaatavad, et palju rahvast on ja et teid tahaks oma joogid kätte saada või tahaks vetsu minna, on ju. Et see on tõesti arusaadav, aga tõepoolest võtke seda natuke arvesse, sest kui tõesti paar inimest teeks, siis ei paneks tähele. Aga kui seal on basically 1900 inimest, kellest mitu sada seda korraga teevad, siis mul tekkis endal ka laval siuke tunne, et oh my god, kas ma pean nüüd ruttu mingi vait jääma või kiiresti ära ütlema need asjad. Et see natuke oli errorist, siis mul on mingid, et ikkagi, no ma saan aru, et jah, ma isegi võib-olla on see, et ma väga ei viitsi istuda, aga samas ma ei tea tõesti, tal on nii õige point, et sa lõid lille, sa tulid, on ju, et tegelikult, no me vaatame, kuidas järgmine kord hakkas, me saame neid paare veel rohkem, et me sellepärast need Peninuki lisapaarid võtsimegi, et me teadsime, et neid Alexela paare on nagu selles mõttes vähe ja rahvast on nagu palju, et kõik saaks ilusti teenindatud ja see paus oli ka sellepärast pikk, et alguses inimesed ütlesid ka, et 45 pinti tundus nii pikk või 40 minutit, aga tegelikult siis nad nägidki, et ma sain rahulikult minna vetsu, sain jooki võtta, et ma ei pea selle 20 minutiga nagu tormama, et sa saadki oodata. Ja mis minu sõbrannad tegid, põhitrügijad, läksid sinna järjekorra ette, ütlesid, et ma teen sinu joogiga välja, et võta mulle ka vaata. Ja siis saidki nii, et need on nagu, ma räägin, need põhi Leen ja Irene vaata. Et tegid sellist trikki, on ju.
aga noh, kuidagi ma ei tea, et kokkuvõttes tegelikult oli äge, aga jah, et ärge nagu välja tormake, et kuulake lõpuni, sest seal oligi ju infot näiteks, et mis me välja loosime või et küsimused ja kõik asjad, et meil on ju ikkagi planeeritud kogu see kava, ehk siis selle hetkeni, kuni me ütleme tšau. jah, selles suhtes, et tõesti, meil on, see ei ole siin nagu me siin podcast'is tilu lilutame, et suva enam, isegi siin meil tegelikult tiksub aeg, aga et seal laval meil oli kõik väga täpselt ära planeeritud, meil oli ees ka ekraanid, kus me nägime täpselt, kui palju me millegagi peame aega kulutama, kui palju meil aega on ja siis inimesed jooksevad ära, siis mul tekkiski natuke see error, et mul on tegelikult mingid asju vaja öelda, on ju. Aga me saame aru, see ei olnud halva, aga tegelikult oli kõik väga vahva ja lihtsalt järgmine kord istute kõik seal nagu mirskad, pane tähele, järgmine kord keegi ei tõusegi püsti, jäävadki terveks vaheajaks sinna saali. Mida Märten näiteks ütles, oli see, et miks võib-olla ka mõndadel tekkis see kiirustamise tunne just nagu, et kas joogi või vetsus käimisega, et vaata tegelikult need call'id, et tule saali tagasi, neid oli nii mitu tükki, 3 tükki vist oli, on ju, et ta ütles, et enamus inimesed läksid esimese call'i peale ja siis tegelikult neil oleks aeg olnud veel midagi nagu lõpetada. Aga samas selles mõttes, et jah, võib-olla siis ütleme ka, et et esimene call, et see on juba tead, et hakka oma jooki lõpetama ja vaikselt liikuma. Järgmine kord teame siis, et kui te kõik viimase call'i all lähete, siis te ei jõua, sest et see on ikkagi 1900 inimest, et te peate nagu leidma oma kohad. Võib-olla peakski tegema need call'id niimoodi, et umbes 10 minuti pärast algab, palun võtke arvesse, siis teine mingi 5 minuti pärast, et siis on nagu loogilisem. Aga näed, meile endale ka nagu õppimiskoht ja tegelikult ma ütlen, see oli amazing. Ma ütlen ausalt, see oli amazing, I loved it ja kõik oli amazing. See oli tegelikult amazing. Oli jah. Oota, keegi hullult pommitab. Ja hallo. Okei, savi. Davai. Nii, kas ma võin? Ja, alusta. Võtan kirja. Hei Mallukas ja Kristina, mega lahedad ja tublid olete. Minu kiri ei too lagedale mingit piinlikku lugu, vaid esitab hoopis põleva küsimuse teile ja kogu laiemale ringile. Mis värk on meestel ja nende vajadusega peeretada naise kõrval? Ma ei ole otseselt peeruvastane, elu on elu, kehad teevad oma asja. Kui sa elad kellegagi koos, siis ilmselgelt sa ei saa 24/7 kaasa kinni hoida. Aga ma olen seda meelt, et võiks vähemalt püüda seda teha natukenegi diskreetselt. Näiteks vannitoas või teises toas. Või vähemalt nii, et mu kaaslane ei pea olema minu eelmise päeva hapukapsa keidupotis. Aga ei, mehed tulevad rahumeelisu kõrvale, lasevad täiesti brutaalse haisupahvaka, naeratavad rahul olevat ja jalutavad minema. Või veel hullem, teevad seda voodis, keeravad teki sulle peale ja sina siis ürita nende gaasipilves eluvõitlust pidada. Ja kui ütlen kaaslasele, et see on rõve ja võiks seda mujal teha, saan vastuseks, aga ma armastan sind. Või veel parem, me kuttidega teeme alati nii, peeretame ja lämmatame üksteist. No palun, kas see on mingi meessoo müstiline armastuskeel või ürgne side, mida meie naised lihtsalt ei mõista? Või olen mina ja mu sõbrannad mingid imelikud, sest me ei peereta üksteise juures? Mu sisetunne ütleb, et sina, Mallukas, peeretad Märtiniga koos olles, arvestades seda, et ta su nina nokib. Aga Kristina, sina, esiteks ma ei taha seda kirja lõpunigi lugeda. Mul on 2 korda juhtunud kogemata, et mul lupsas välja peer ja I wanted to kill myself, Kelleks sa mind pead? Ma lugesin seda kirja, ma olin nii hüsteerias, nagu naersin vaata, sest see oli nii fun, et ta oli mingi, sina jah, aga Kristina, sina jõud. Esiteks, Kristina on Siimu ees kogu aeg peeru lasnud ja ta on rääkinud seda siin podcastis 100 korda, et teil oli jumal pohhoi. Nii et miks te mind süüdistate? Teiseks, Märten nokib mu nina. Ta vist ühes, kui sa oled rääkinud või nagu natuke, nagu ju siis midagi hängis sealt välja, et ta pühib ära või midagi sellist. Mitte, et istume diivanil ta mingi. No jah, seda, aga võib-olla ta mõtlesidki, et te olete nii comfort, nagu mugavad üksteisega, et siis ta nokibki su nina värki. Ja teiseks, okei, see lõpp siis. Palun abi, kas mu mees on lihtsalt peerufriik või mina liiga korralik või mul on vaja hoopis uue ventilatsiooniga elamispinda. Esiteks, see on fucking weird. Märten ei lase mu ees peeru ja see, kui sa ütled veel, et kuule, et see on rõve, palun ära tee ja ta mingi, me sõpradega teeme. Naine ei ole su homie nagu. Ja. Aga esiteks seal see nagu, okei, meie Siimuga tõesti olime sellised nagu mingi, ma ei tea, mitte kogu aeg, kui ma just rase olin, siis ma pigem olin küll mingi, I don't care, mul on kuradi gaasid. Aga Siim on mul küll elus ja siis on mulle teki peale ja siis ta on mingi, ta lihtsalt võib-olla mingi, ma ei tea, hommikune väike peen on tulnud, aga te tõmba mul tekk üle peal, et umbes. Ei no ma ütlen, ma saan aru, kui kogemata juhtub, okei, fine, aga nagu mitte mingi istud diivanile, teine nagu meelega käristab peeru, et
ma olen kuulnud nagu sellistest meestest, ma ei tea, filmides äkki, ma ei tea, siuke frat boys, mingi fafa, aga nagu mulle tundub see rohkem mingi teismeliste kuttide teema, mitte meeste rahvaste teema. Nojah, ma ei kujutaks ette ka vaata praegu niimoodi, et ütled meile, palun ära, kuradi lase sitta, et aga ma armastan sind. I don't care. You sure about that? Nagu... Miks sa üritab mind siis oma gaasikambriga tappa nagu? See tundub sama lamp, et kui mul hakkab päevad, siis teen kuradi tünksi, mees magab, istun näkku talle. Aga ma armastan sind. Reaalselt viskad teda tampooniga. Aga ma sõbrannadega alati viskan. Mis siis? I love you. Ei, selles mõttes, et see mees ei ole väga normaalne. Ei, see on ebanormaalne. Reaalselt kuula seda, palun seda episoodi oma mehega koos. Sa võid selle kirja osa nagu välja jätta, et ta ei saaks aru, et see sinust räägib, aga reaalselt see ei ole üldse mehelik nagu. Ja see on ju, ma ei tea. See on nästi, see on nagu mingi õde-vend teeksid siukest pulli, vaata. Ja ma mõtlesin, mitte sinu mees. Jah, et pigem selline, et ma armastan siis see peeretan sulle ja lämmata. See ei ole see vibe, et ma ei tea. Kui mõlemad te leiate, et see on naljakas, by all means, you do you, aga kui ainult üks leiab, et see on naljakas, siis ma arvan, et see ei ole naljakas tegelikult. Ma kujutan ka, et ma oleks mingi suhtes ja siis ma muudkui peeretan mehe ja mees on palun ära peeretada. Ma mingi ei, armastan sind, et nagu see ei ole ju normaalne. See ei ole normaalne, ta väga ei armasta sind võib-olla. Sorry to burst the bubble, aga... No nii, issid kuulavad teid. Tere naised! See pole küll mingi salajut, aga no põneva vastus. Sõitsime siis isaga kinno Solarisse, kui teil samal ajal Alexeles oli vestlusõhtu. Ja ma siis mainisin isale, et siin on täna pralle, et ei teagi, kuhu me siis pargime. Hakkasin siis täiskasvanelikult seletama, et 2 naist, kes on Eesti diivad. Jubedad diivad. Ja teevad podcasti ja räägivad linna parimaid salajutte. Sitajutte on siin kirjas. Sitajutte, sorry. Ja sitajutte, isa vaatas imestunud otsa, küsis salajutud mõtled. Mu šokis nägu küsis vastu, et sa tead, kes on Mallukas ja Kristina. Tema siis vastas mulle, muidugi ma olen kõik nende podcastid läbi kuulanud. Ma siis istusin natuke segaduses, et mis asja mu isa on selline tõsine Eesti mees, vaikne ärimees, et kus siis tema teie räpaseid jutte kuulab, kas kontoris teiste ärimeestega. Aga ei. Ja ma siis vastas, et ma käin jooksmas ja panen salajuttude podcasti peale. Kujutage nüüd ette, et 40-ndates isa valmistub maratoniks ja kuulab sitajutte ja kuidas naised peeru kinni hoiavad. Nüüd siis teate, et mehed, kes maratoni jooksevad ja ilmselt ei käi podcastides energiat andev muusika, vaid teie podcast salajutud. Shoutout mu isale, kui sa seda oma järgmisel jooksuringil kuulad. Oktoobris toon teie isa vestlusõhtule ka. Get it girls, ciao. Teie fänn äge teissiga. Esiteks, väga cool, aga minu meelest naljakas on see, et vaata, obviously see inimene peab olema vähemalt minust tunduvalt noorem, kus ta ütleb, kujutate ette, 40-ndates isa Märten saab kohe, mis on vanaks, saab 38, varsti on Märten 40-ndates. Aga ta vist nagu ei kuulaks seda, kui ta ei oleks sinuga koos. Nojah, ma ei tea. Aga nagu selles suhtes ta ei ole nii vana, et ta ei võiks kuulata selles, why not, on ju. Et kui mina mõtlen minu isagi, mu isa on surnud, aga kui me räägime mu kasuisast näiteks, see inimene hakkab ikka 60-le liginema, mitte siin 40-le. Nojah, ma arvan, et äkki ise on mingi 18-20. Jah, siis on loogiline. Aga no, ühesõnaga, ikkagi väga tore. Tervitame seda isa siis, kes meid kuulab ja head jooksu sulle. Head jooksu ja keret. Tempo raisk, ei ole see tempo, vanamees, tempo. Vanamees. Ei ole. Päris ma hakkasin mõtlema, et Märten saab 38. Vist jah saab. Kui ma praegu mõtlen, et mina võiks vabalt 40-aastase mehega teitida, kes on nagu... Ei no, mina mõtlen ka, et mis 38, jumala soliidne. Jah. Vanamees ikkagi. Soliidne vanamees. No nii. Davai. Miks siin mingi väga imelik kiri on, sina oled otsad pannud. See, mis seal võstis? Jaa, see ei ole üldse naljakas. Kristina, see on kõige, loe see ette niimoodi, et see oleks naljakas. Sest et ma toon näite teile lihtsalt, kuidas meil vahepeal läheb lappe. Vaata, mõnikord olen mina mõne kirja pannud, mis asi see on. Vaat see on minu meelest see. Ma ei tea, kui ma esimest korda lugesin, minust on naljakas, aga ma ei tea. Ta ütles mulle veel, kirjutas eraldi Messengeri, Mallu, mine loe, nii naljakas. Ma loen ja mõtlen, ma ei saa aru. Aga ei. Ma ei tea, võib-olla ei ole. Eipa hei, love your work, ladies. Paar nädalat tagasi õhtustasime minust nõksa vanema kolleegi juures ja teemal olid millegi pärast pantvangid.
Lugu järgmine. Kui autismi 10 palli süsteemis hinnata, siis mu kolleegi poeg on lagi 8,5. Argipäeva susserdustest vajab järjepidevat abi ja suunamist. Ealeski pole ööd kuskil üksinda veetnud, aga 18 aasta sünnipäeva kõige suurem soov oli veeta üksi öö suvilas. Pika plaanimise ja arutluse järel oli see päev kätte jõudnud, kui poeg viidi siis kodust 2 tunni kaugusel asuvasse suvilasse. Algne plaan oli poeg sinna viia hommikul varakult ja ise järele minna. Algne plaan oli poeg sinna viia ja hommikul varakult ise järele minna. Jah, vabandust. Vanemad sättisid suvilast kodu poole ja jõudsidki pool tundi sõita, enne kui poeg helistab ja teatab siin võpsikus jooksevad trollid ringi. Ema üritab teda rahustada ja seletab, et trollid on väljamõeldus ja eksisteerivad ainult fantaasiafilmides. Pool tunnikest taas rahu ja vaikust enne järgnevat kõnet. No nii ma sain 1 trolli kätte. Virutasin russikaga lagi pää ja panin sauna ees rummi kinni. Ei no mida perset, autol ots ringi. Ja suvilasse tagasi. Seal ootaski poiss edasi-tagasi tatsates puuhalk käes ja äkside ees nagu pull, kellel just punast lina lehvitati. Reipal sammul sauna akna juurde jõudes isa pommiseb oma ette, ei helveti. Nad olid soomlased vist. Aknast vaib vastu mammi, kellel on silmad suured nagu taldrikud ja nokats viltu peas. Nii pea kui sauna ukse praakile sai, pani ääri-veeri lauani ääreni ulatuv mutt plagama. Nii et ketsi alt sammalt lendas. Mõhke tõlpa nukitsamehest oleks ka suu ammuli vahtima jäänud. Poiss oli obadus andnud mingisuguse Aasia mammile, kes eramaal oli mustikal eksinud. Pole sugugi esimene kord, kui mõni illegaalselt sisse toodud tai proua Soomes kuskil lambi võpsikus vasta nägemist saab, sest varastab mu mustikaid perkele. No, aga minu jaoks Okei, selles suhtes jah, et see on nagu ta oli nagu see, kus ta oli mingi kuule, siin on mingi troll, vaata laps seistub. Ise mõtle kogu aeg nägi väikest asiaati arvas, et see on troll, okei. No müts oli viltus, et äkki mingi troll, ma ei tea. Aga siis ta oli, mõtle, et sa saad mingi, ei, kui sa kujutad ette, siis ta helistab tagasi, ta mingi, ei kätte sain, nagu mis su peas käib läbi. Et see oli nagu, et võib-olla see ei ole the funniest, aga lihtsalt ma kujutasin ette. Okei, see on natuke funny, ma lihtsalt natuke mõtlesin, et äkki see läheb nagu selle alla, et autismiga, et nagu et me mõnitame. Ei mõnita. Selles mõttes, et ma ei tea, nagu vaata, minul on see, et minu täditütar on Downi sündroomiga, vaata, et ma olen nagu terve ja mul siis vana... Ja terve elu mõnitat. Oleme teda terve elu mõnitat. Aga ei, nagu reaalselt, kui su peres on nagu puudega inimesi, siis see mul näiteks mu tädi, siis mu vanaema kõige noorem laps tal ei ole Downi sündroom, tal on ikkagi mingi sügavam, ta väga ei räägi, ta saab kind of aru, mis toimub ja ta nagu räägib niimoodi, et ta nagu mühatab ja me kind of saame aru, mis ta räägib, aga võõras inimene ei saaks, on ju. Et ma olen terve elu olnud nendega koos üles kasvanud, et Keka, kes me võime teda Kekaks, kes on siis mu täditütar Downi sündroomiga. Reaalselt nagu nad on the funniest people ever, nagu ma mäletan mingi aeg, kui ma võtsin juurde, ma läksin paksemaks, aga nagu Keka läks ka paksemaks, siis lähen neile külla, siis ta mingi, nii paks oled, vaata, siis ma olen mingi Kalla, et sa ise ka ole modelli mõõtust, mingi olen küll, vaata, et nad on nagu nii toored ja nii funny'd ja meil on kogu aeg nagu, et see nagu see, et nagu mina nagu kunagi ei mõnitaks puudega inimesest, ma olen nendega koos üles kasvanud, aga nagu ikkagi me tegime ka, et nagu tädiga teeme, nagu kes on siis minu see Downi sündroomiga selle siis ema on ja oleme ka suht tihti, et are you down for business, vaatame, down for fun, et nagu see ongi see, et meil on see inside joke ja ta on nagu, et nagu me ei naera teema üle. Ei, selles suhtes kui see on nagu teil inside joke ja vaata ma ütlen ka, et minu enda perekonnas on ka puudega inimene, et nagu I get it ja loomulikult ma ei mõtlegi, et me oleks hullud mõnitajad, ma lihtsalt kartsin, et äkki siit kirjast kuidagi ma ise olen tundub, aga samas vaata, kui need vanemad ise seda lugu rääkisid ju edasi, siis järelikult nende meelest see oli ka naljakas lugu, et et nagu selles mõttes, et ma minu arust nagu, kui ma nagu vaadata, et nagu mul terve sugulane veits mingi suguvusring on arengupeetusega natuke. Eriti sina. Eriti mina, vaata, et kui sa vaatad, et siin peas ei ole nagu kõik kõige paremini korras, aga siin me oleme. No ei ole hullu. Alati ei saa parem olla. Alati ei peagi, nagu normaalsus on üle hinnatud. Nagu no nii, vaatame. Külmetus suhtes. Tere! Koolin 20, kolisin välismaale. Uued võimalused, uued sõbrad, uus elu. Kõik sujus suurepäraselt, kuni kohtasin Tinderis üht noormeest. Tundus, et meil klappis hästi ja nii leidsin end mõni kuu hiljem kolimas tema juurde teise riigi otsa.
valmis uut elu alustama. Juba esimesel nädalal peale kokkukolimist tuli välja, et tüüp on mind petnud. Aga kus mul minna oli? Sõpru polnud, uut tööd ka mitte. Nii ma jäin, uskudes, et ehk oli see vaid üks kord ja tegelikult olin ise süüdi, sest mees vajas vaheldust. Järgmised kuud kujunesid emotsionaalseks mägiteeks. Kui tuli isa surma aastapäev, alles teine, otsisin tuge. Rääkisin sellest oma kaaslasele, lootes mõistmist. Tema vastas hoopis vihaga, karjusel hoopis asju. Mida sa jälle pillid, küsis ta, kui mul pisarad silma ilmusid. Nii tekkis mul tunne, et oli nõrk ja liialt emotsionaalne. Minu süü, et ma pole üle saanud. Vahepeal käis ta pidudel, eenestas ilma minuta väljas ja kui ma küsisin, miks mind kaasa ei kutsuta, sain vastuseks, otsi ise endale sõbrad. Hiljem sain teada, et need peod ei olnud lihtsalt süütud ajaveetmised ja hommikused hilinemised koju olid seotud hoopis muude põhjustega. 2 aastat elasin sellises suhtes, süüdistades end ja uskudes, et pean tänulik olema, et üldse minuga on. Lõpuks, kui perearst mind enesetapu mõtete ja alakaalulisuse tõttu psühhiaatri juurde suunas, hakkasin mõistma, et pean sellest põrgust lahkuma. Lõplik ärkamine tuli jõululaupäeval. Seisin elutoas, kui mu tollajalne elukaaslane teatas tähtsalt, et petmine pole ju halb asi. See on lihtsalt nagu külmetus, mis tuleb ja läheb ning vajab ravi. Ma ei saa midagi teha, kui see ikka jälle tagasi tuleb, kuulutas ta. Sel hetkel sain aru, et ma ei olnud selle suhte probleem pool. Temal oli haigus, millest tuli terveneda. Tead, ma olen ka vist külmetunud ja ei saa su perega jõulusöömale tulla, ütlesin talle. Ta lahkus jõulusöömajale teadmata, et kui ta tagasi tuleb, ootab teda vaid tühi korter ja blokeeritud number. Sellest hetkest on nüüd möödunud 3 aastat. Tema on uues suhtes, kuid üritab ikka minuga ühendust võtta. Ja mina olen terve ja õnnelik, vaba ning eluga edasi liikunud. Ja kui ta kuskil taas petmisest kui külmetusest arutleb, loodan, et vähemalt seekord on tal soe tee käepärast, et kiirelt ravi saada. Teie iganädalane kuulaja. No jah. Jälle ehe näide sellest, et oled selle sitas suhtes ja mingi hetk käib klõps ära ja siis... Ja aga see ongi see ka, et sul endal peab see klõps ära käima ja ma kujutan alati, et kui sa, ma tean, sa tunned, kui sa lõpuks oledki mingi davai, I deserve better ja sa oled mingi I'm done with this shit ja see vabadustunne, mis tekib ja elu on nii palju lihtsam peale seda. Muidugi. Et selles suhtes, et ma on hea meel, et sa said lõpuks aru ja ma ütlen, et kõik suhted ikkagi on see, et nad nagu kasvatavad meid, nad teavad meid tugevamaks ja et parem hilja kui mitte kunagi, nii et see 2 aastat, vahepeal ikka mõtled, et kurat, ma läksin 2 aastat selle inimese peale. Aga see ei too neid aastaid tagasi. Et pigem on see, et mul oli ikkagi mingi experience, ma ikkagi, ma ei tea, et ühesõnaga long story short on kuidagi see, et sa said targemaks ja nüüd sa tead, millist suhet sa, et kohe võib-olla oskad neid red flag ära näha ja ei lähe enam sellisesse auku. Aga lihtsalt the audacity of men, et kujutad ette mitu korda sa pead selle petmisega vahele jääma, et sa lõpuks saad nagu nii pohhui selle koha pealt, see on nagu külmetushaigus. No aga trapa sall kaela siis, mind ei huvita. Joo teed ja shut the fuck up. Tähesti haige. Aga võta järgmine kiri, sorry, ma samal ajal pean voltima meile midagi süüa, sest mul on kõht nii tühi. Ja vaata, mul on nüüd ju see kohvimasin lõpuks ja siis ma kasutasin juhust ja pidin kohe 2 tassi hommikul sisse kulistama. Vaata, kuna ma ei joo eriti kohvi, siis ma tunnen, mul käed võdisevad ja natuke paha on olla, et mul on midagi süüa vaja, seda enam, kui me siin tuleb välja. Oleme päris 4 tundi passime. Tavai, hei, selles suhtes, et ma ka ei jõudnud hommikul süüa, aga... Mis sa sooviksid? Mis sa tellid? Ma ei tohi mäkki, ma tellin midagi, ma üllatan meid. Üllatan meid, jah. Muna on väga hea tervislik valik. Omlett näiteks. Jah. Tavai. Nii, kas sa oled pahane? Hei naiskad, see pole küll mu enda lugu, aga see juhtus mu viimase Tinder date'iga ning lausa kisendab laial ilmale kuulutamise järele. Niisiis, mehel, nimetame teda edaspidi Tommiks, tekkis Tinderis match naisega. Nimetame teda edaspidi Mariks, kellega üsna kiirelt sai kokku lepitud kohtumine. Mari pidi samal õhtul veel sünnipäeval käima ja oli Tommiga ühendust võtnud, et üsna hilisel kellaajal. Mari tegi ettepaneku, et nende esmakohtumine võiks toimuda tema kodus. Tom mõtles, et päris kummaline on esimesel kohtumisel naisterahva koju minna, aga kuna viimane ise kutsus, mis siis tal ikka kaotada oli? Ta oli ju mees. Ta on ju mees. Mari korterisse jõudes vallas naine 3-liitrisest veinipakist märjukest ning istuti diivanile, et juttu rääkida. Taustal muusika mängimas. Ühel hetkel Tom märkas, et Mari on vaikseks jäänud ja näost kuidagi ära. Uuris siis naiselt, et kas juhtus midagi, millele too vastas, et see lugu, mis kõlas, tuletas talle midagi meelde, aga ta ei taha sellest rääkida. Tom tundis ennast ebamugavalt, oli istumas praktiliselt võõra naise kõrval tema diivanil
esmakohtingul haudvaikuses. Jälle kirjutas Mari, okei, ma võin sulle sellest asjast rääkida, literi nagu mina, ma ei taha rääkida, aga okei, ma räägin teile. Kui sa surud ta ja, kui sa surud, vaata. Järgnevaks ei olnud Tom valmis. Naine jagas detailselt lugu sellest, kuidas ta selle sama just kõlanud loo taustaks oma endise mehe oli surnuks pussitanud. Okei. Näitas Tomil oma kätel noarüselust tekkinud haavu, millest tänaseks on ainult armid alles. Rääkis ka vanglas oldud ajast. Tom ei saanud mitu head hetke sõnagi suust. Peale üürikest vaikust küsis Mari, kas sa oled pahane? Tom vastas, ei, miks sa peaks pahane olema? Ma arvan, ta oli mingi, I'm good. Jaa, kujutad ette. Vaene mees, ausalt. Okei. Mari see peale, kui sa pahane oled, siis ma võin sinuga sama teha, mis temaga. Oh ma ei ole pahane, I love it so much. Tommi valdas õud. Hetkega jõudis ta mõelda, et ilmselt välisuksest ta kiiremalt välja ei saaks, et see on lukku keeratud. Kuid äkki õnnestuks toas olevas lillevaasiga aken purustada ning sealt kaudu väljuda, kuna korter asus esimesel korrusel. Õnneks võttis mees Mari maha rahustada ning ülejäänud õhtu oli Tommi fookuses Mari veiniklaasi sage täitmine, kuni naine jäi purju ning lõpuks vajus magama. Seejärel hiilis Tom korterist minema ja tänas jumalat, et elusalt koju jõudis. Mehena osutus Tom siiski sitapeaks, räägib sulle seda, mida kuulda soovid ning kuni ära kiindud, aga seejärel soovib suhelda vaid siis, kui tal endale parasjagu mugav on. Ikka teie Riina Sepp. Ühesõnaga, et Tom oleks ikka võinud nuga saada. No selles suhtes ma kujutan ette, et vaata, naised ma arvan, tunnevad ennast alati, kui nad lähevad kellegi juurde või isegi kui sa lähed kellegi niisama kokku saama, üldiselt nagu ebakindlad selles mõttes, et mehed paratamatult on neist tugevamad alati in the back of your mind, sulle võib see inimene meeldi, aga in the back of your mind sa oled ikka, et ta on ikkagi tegelikult meesterahvas ja nagu I don't know him. Aga mehed, ma arvan, ei lähe nagu mida neil karta on, aga tegelikult naised on ka saikerid. Ja mina näiteks mõtlen, et mina selle mehe asemel poleks just julgenud seda veini nii nagu hullult valada. Ei, ta valas tal nagu naisega. Ei, ma saangi aru, sest et mõned ju lähevad vaata mean drunk, angry drunk, et ma kardaks just, et vaata kaine peaga äkki suudab ennast tagasi hoida, aga täis peaga flippab äkki täiesti ära. No tal tõesti vedas, et see tüdruk, sest mina tean ka ühte naist, kes joob ennast nagu täiesti hüsteeriliseks, niimoodi, et ta, nagu, ta läheb silme eest mustaks, ta ei saa aru enam, mis toimub. Nii et vedas tõesti, et selle nagu jootis see tüdruku nokki, mitte kuradi psüühilises staadiumisse. Mis mõtlengi, jood ennast nii täis ja siis hakkad mingi tõenäoliselt, sa oled raudselt tegelikult vihane, et ma rääkisin sulle nii kriipar, aga mõtle, kui jube, kui mees sulle räägiks sükest juttu. Oh my god! Ma ei kujuta ette, et sa oled mingi mehega koos kuskil tema korteris, ta on ukse lukku keeranud ja siis räägib seda. Reaalselt ma oleks nagu, I'm gonna die. This is where I die now. Tead, ma olen õnneks, ma olen selline, ma olen people please, ma oleks mingi, oh my god, tead, asja eest andsid talle, ma arvan, tegelikult jaa. Ma olen nagu naistel tekib kohe see fight or flight, et sa hakkad nagu, ja, et nagu. Ei no loomulikult, ilmselt ta ise. Tahad pussida, okei. Nagu, vaata, me oleme ka suht tihti olnud mingid, et et vaata, et umbes, et miks sa ikkagi magasid taga või miks sa ära ei läinud, aga tegelikult ongi see, et sul, nagu sa ise tegelikult oled öelnud ka, et see fight or flight, et sa oled mingid davai, kuidas ma päästan ennast siit olukorrast niimoodi, et ma ei saa nuga. Ei no ja sellises olukorras, kus keegi on veel öelnud, et ta on literally tapnud teise ja vangis olnud. Ja näitab oma ma olen mingi whatever you want. Mingi Märt on vangis olnud. Sellepärast ma taga magangi. I'm scared. Ja, sest et sa ei saaks põgeneda. Ma ei saa. Aga ei selles suhtes et ta nagu väga õige sõna. Tõesti et nagu kas sa oled pahane? Kas sa oled pahane? See on nii õige. Kas sa oled kuri mu peal? Täiesti õige. Ei selles suhtes, et no sellepärast vaata, mina me to charge, aga tegelikult ikka tasu iga ühte endale koju lasta. Mina ikka kusun kõik enda juurde kogu aeg. No ma ei tea, ma ka iga ühte ei lase. Ma ka vaata, ma olen see, et kui ma ikkagi, ma pean nagu, ma ei kutsu need lambist ühe korra räägima, et ma olen ikkagi kutsunud inimesed, kelle ma olen pikemalt suhelnud. Ja ei, seda muidugi mingi kohe Tinderis mätsi Adre teele. Ja, see oleks halb. Aga nagu nüüd ma üks päev, nagu oligi, siis ma käisin väljas reedel Tinneril ja siis üks influencer oli date'il. Kes? No ma ei ütle siin, aga ma ütlen sulle pärast. Miks sa ütle mulle? Või no okei, ütle mulle pärast. Ma ütlesin, ma ei taha talle nagu seda. Oli teidil mingi, veits mingi vanema mehega ka ja me olime siis sõbrannadega ja ma vaatasin seda date'i ikka silmanurgas, vaatasin, et see tundusin nii miserable, et ja ma olingi kuidagi see ka,
et ma tundsin kuidagi täiega, et ma nagu võib-olla ei tahaks ka esimeselt, sest et seal veel tuli veel ülipalju tuttavaid siin restorani. Ma mõtlesin, et võib-olla kui ma esimese teidile lähen, miks ma olen kutsunud mitte suht tihti, vaid need paar korda, kui ma olen kellega matchinud. Alati kutsun. Ja no keda ma kaks inimest kokku võttes, on ju. Või kokku, tegelikult koos Siimuga 3, on ju. Et need inimesed, kes ma olen kutsunud, et siis ma olen nagu pikalt suhelnud ennem ja siis mul on nagu safe ka see, et ma tean, et mul ei ole mingid inimesed, kes vaataksid, kuidas ma käituma või tead äkki salaja pilti ja mis iganes, et ma saan taga nagu tuttavaks. Jah, aga vaata teine pool ongi see, et pärast on kirvemõrtsukas. Sest mul praegu tuli meelde see asi, et vaata, kui ma Märtiniga esimest korda kokku sain, siis me olime seal Kallis restos on ja siis natuke aeg läks mööda ja ta tuli veel korraks minu juurest ka läbi, kus ta vahepeal käis. Ja ma mäletan, et kui ma ta ukses sisse lasin, siis ma ka korraks mõtlesin, et oota, aga tegelikult ma isegi ei tea ju, nagu okei, me oleme suhet paar nädalat mingi netis on ju, tundus nagu normaalne inimene, aga tegelikult ma ei olnud kellelegi öelnud ka ja siis mul korraks tekkis nagu see, et oh my god, et miks. Aga tegelikult see ongi, et sa ei mõtle siis järsku tagantjärg. Aga noh, samas õnneks ta ei olnud kirvemõrtsukas või noh, veel ma ei tea. Võib-olla ta alles kogu. Ära iska enne õhtut. Enne kui olen kirvega saanud. Jah. Aga ühesõnaga, et olge ettevaatlikud jah, aga mulle meeldib, et see mees rääkis siis teisel teidil, et ta mulle selline olukord ja siis see naine tundis kaasa ja siis kokkuvõttes neil ikkagi tulnud midagi välja. Jah. Nii, aga ma võtan siis järgmise kirja, kuidas säästa 12 eurot. Ühel kaunil päeval oli mul hädasti SOS pilli vaja. Kuna olin ka varem sellist ostu sooritanud, polnud mingit pinget. Olin hästi kursis nii erinevate brändide kui ka nende turuhindadega. Marssisin siis enesekindlalt apteeki sisse ja ilma mingi vale häbita palusin endale kassas näidata kõiki SOS pillide valikut. Kuna minu jaoks oli alati kõige odavam valik asja ära ajanud, siis teadsin täpselt, millise firma oma osta soovin. Tädi viskas pakid letile ja hakkas juba üht läbi lööma, kui palusin tal enne endale ikka turuhindu tutvustada. Minu soovitud karpi seal selle hinnaga apteegis ei müüdud. Mõtlesin, et mis seal ikka, lähen käin hiljem teises apteegis. Kahjuks aga kõik, mida minu tollane aju suutis, oli vaadata proua apteekerile otsa ja öelda, olgu, nende hind on minu jaoks liiga kallis. Ma siis seekord ei tahagi, kena päeva. Apteeker vaatas mind lolli näoga ja mina mõistsin alles hiljem, et apteekerile jääb elu lõpuni meelde, kuidas mingi tšikk valis pigem saada nooreks emaks, et 12 euri säästa. Jah, valikud. No tead, nii kallis. I'll have the baby, I guess. Ma lihtsalt lugesin seda, mõtlesin, et esimene mõte oli, küll ikka proua on SOS pille maksid, et tean kogu valikut, tean turuhindu, tean kõik. Ega see SOS pill ei ole ikkagi nagu, see ei ole päris rasedusvastasne pill, et nagu see tohiks nii tead, aga ma hakkasin siis mõtlema, et võib-olla ma olen lihtsalt judgmental, sest et tegelikult ma olen elus SOS pilli elu jooksul, ma arvan, mingi 3-4 korda ikka võtnud. Päriselt? Ma ei ole. Ma ei oska nüüd kivisse raiuda, kas see number vastab tõele, aga 3 korda kindlasti. Et nagu, ja jällegi, see ei ole loomulikult rasestumisvastane vahend, see on lihtsalt olnud hädavajalik nendel hetkedel on ju. Aga noh, muidugi mitte nüüd nii kaugele, et ma oleks kõiki leti hindu teadnud ja mingi marke pähe jätnud, et see võib-olla see on kiiremini või lühema aja jooksul tal toimunud. Aga ma lihtsalt ütlen, et ma ei charge, et keegi on SOS pilli võtnud, sest tegelikult see on mõistlikkus ei soovi saada, siis it has to be done. Abort on kindlasti, ma arvan, hullem. Ja noh, tegelikult see keerab sul ikka selle süsteemi pikaks ajaks pekki need keemia, et ma arvan, et keegi nagu hea meelega seda ei tee, aga mõnikord on lihtsalt vaja kahjuks. Vahepeal ei ole muud valikut tõesti. Ja. Nii, laip autos ja politsei pidas kinni. Okei. Ühes loos oli moraal, et vaadake, mis seljas on autoga sõites, kui politsei kinni peab, siis minu moraal on selles, et valige sõnu. Oli veebruarikuu päev ja siis ilmusid mu tahavaate peeglisse sinised ja punased vilkurid. Vilkureid nähes hakkas süda pekslema. Mis ma teinud olen? Ma pole ju kiirust ületanud. Äkki mentusest puhun promilli ja ma ei olnud mentust söönud. Ja noh, ega see laip autos ka asja paremaks ei tee. Ja ma ütlen ausalt, see on minu aga see, et kui isegi kui ma näen politseid, siis mulle esimene, et okei, mida ma kriminaalselt olen teinud. Miks mu laip autos? Jah. Pirudasin ja parkisin auto tee serva. Süda tagus, käed värisesid, minu juurde astusid 2 politseinikku, kes nägid välja noored. Nad kummarsid auto akna juurde ja vaatasid mind hindavalt. Mis te arvate, miks me teid kinni pidasime, küsis üks neist rahulikult. Ausalt öeldes ei tea. Ise näost punane ja silmad paistes, sest olen varem nutnud. No kuhu siis sõidate? Päris teine politseinik. Ja siis ma ütlesin, et selle kurikuulsa lause, ma viin laipa pääskülla. See oli hetkel kõik.
see hetk oli kõik vaikus, pilgud, mõlemad politseinikud hellitasid mind ja teineteist ja sain aru, et ma kõlan nagu krimisarja peategelane, kes on just oma esimese mõrma soovitanud. Ei, kirjustasin ennast parandama. Tegelikult see on mu kass, tema laip, loomade kiirabist tõin ära, ta suri. Politseinikud vahetasid pilke ja nägid välja nagu inimesed, kes olid valmis igaks stsenaariumiks. Puhuge palun alkomeetrist, ütles politsei. Puhusin muidugi täiesti puhas. Aga nemad polnud ikka veendunud, et ma tõtt räägin. Näidake siis seda kassi, teatas politsei. Vaadates autosse justkui otsides midagi enamat kui lihtsalt neljajalgset. Avasin ukse ja näitasin tagapingil olevat saunalina, mille sisse oli kass mehitud. Küllap nad ootasid suuremat draamat, sest et raadiosaate oli neil valmis. Miks me teid tegelikult kinni pidasime, alustas üks nendest nüüd rahulikumalt, on see, et autol on ülevaatus lõppenud. Selle peale küsisin, et kas ma võin ikka oma sõidut täna lõpuni teha, et ma ei saa kassi autosse jätta ja pean ta ära viima. Politseid nogutasid mõistvalt, kuigi näod rääkisid midagi muud. Te saate täna oma laibasõdud ära teha, homme enam halastust ei ole. Kui arvasin, et sellega on kogu draama lõppenud, siis keset sõitu, kui on juba Pääsküla oli piisavalt lähedal, lasi see vaene kass kaasa välja. See on mingi lõpupeer, jah. Ja need polnud mingid süütud õrnad aroomid. Ei, need olid just sellised lõhnad, isegi veebruarikuises karges õhus aknad lahti sõites ei kadunud. Ja nii sai siis üks täiesti tavaline talvepäev suurepärase õppetunni. Kui see autol on kassi laip, vali oma sõnu. Laibavedaja. Ütleme niimoodi, et see, kui sinu see kass ära suri. Õnneks ma ei näinud seda. See oli nagu, ma istusin, siis vaatasin, saad aru, mul on nagu mingi ma ei julgenud, see on minu kass ka veel võib-olla. Ei, ma ei oleks, ma tunnen isegi see, kui me räägime sellest, mul, kes ei tea, kass jäi akna vahele eelmine aasta ja ma olin ise just Pärnus. Oh my god, ma saad selle, ma ei taha sellest mõeldagi. Mul on nagu lihtsam, vaata minu jaoks seda, tean, et see toimus, on ju, aga kuna mind ei olnud, siis teised inimesed nii-öelda tegelesid ära, nii et ainuke, mis ma lõpuks sain, oli sealt loomade kiirabis selle tuha. Ja see oli, sest kui mina jõudsin, siis ta veel oli elus, vaata. Ei, ära räägi. Aga mul oligi algus see, et ma peame ära viima selle ja ma olin mingi, et okei, et I will do it, aga ma olin mingi, sorry, et ma ei suuda, vaata. Ma ja siis meil õnneks tuli sõbranna oma mehega tulid järgi ja tegid ära, aga nagu, mõtle, kui ta oleks ka selle auto seal peeretam. Ma lihtsalt mõtlen seda, et okei, vaata, kui lihtsalt näiteks kass sureb ära, et ta mingi vana või tead, peacefully died, et see on nagu üks asi, aga teine asi on, kui ta on mingi piinleb nagu, see on nii, okei, ma ei taha sellest rääkida. Ühesõnaga jah, aga jah, tõesti tuleb sõnu vali, aga samas kui politsei tuleb, mul lööb ka auto, mul see aju lööb nii errorisse, ma on taga mingi, ma ei tea, mida te tahate, mida ma tegin. Mul on laip tõesti, et selles mõttes, et ikka juhtub. Ikka juhtub, et sul on laip. Nii, väga piinlik seik minu elus. Külastasin paar aastat tagasi Eesti Rahva Muuseumi. Pool tundi enne sulgemist olin keldrikorrusel garderoobis, et jope selga panna, kui korraga lõi kõhtu terava valu. Mõtlesin, et oi kui hea, et vetsud siin samas. Panin kõik üleliigse garderoobi kappi, koti telefoniga ja pusa, sest mida vähem asju kabiinis, seda parem. Sisenesin kiirel sammul vetsu, nagu ikka. Eesruum kraanikaussidega ja mingi 6 kinnist kabiini reas. Kusjuures tuli süttis automaatselt põlema. Tavaliselt ma avalikke vetse väldin, kasutan neid ilmselt nagu paljud, ainult viimases hädas, aga seekord oli täitsa puhas vets. Olin seal kabiinis kummargil poti kohal kõht täiesti lahti, kui äkki tuli ära kustub. Mis asja, kes mu tule ära lasi? Ei, sest see läks ju automaatselt põlema. Kas elektrikatkestus? Telefoni oli mul kapis, valgust polnud üldse, esimest korda siin vetsus. Ei näe pepputki pühkida, pealegi läheb vaja suuremat pühkimist, sest reied on ka ju koos. Mis sul toimub? Ei näinud paberitki tõmmata, paanika. Äkki läheb tuli põlema, kabiinis edasi-tagasi liigun. Püksid rebadele sääred sitased, liipas ringi seal. Ei läinud. Tegin ukse lahti ja ukse proa vahelt liigutasin käega energiliselt üles alla. Tuli ei süttinud. Tulin ise kabiinist välja. Pimedus. Liikusin püksid rebadel mööda eesruumi. Pimedus. Seal on kõrged laed. Äkki liikumisandur on samuti kõrgel. Lehvitasin kätega pea kohal. Ikka pimedus. Ise mõtlesin, et kui keegi peaks nüüd vetsu sisenema ja siis näeb mingi esimese asjana mingi poolpaljas tüüp kätega lehvitamas. Saangi igaveseks perverdi kuulsuse. Igatahes tuled ei süttinud. Siis tõmbasin lahti vetsuukse. Jess, valgus saabus. Kalpsusin kähku oma kabiini tagasi ja püüdsin ülikiirusel iseennast ja vetsupotti puhtaks teha.
Õnneks polnud muuseumi sulgemisaeg veel kätte jõudnud. Korraks kustus veel tuli ära, kui käsi asusin pesema, aga siis ma juba teadsin, mismoodi asjad siin käivad. Hiljem kodus mõtlesin korraks, et kirjutan ERMi üldmeilile kirja, et elekter on küll kallis kraam, kuid äkki timmite vetsuvalgustuse pikemaks kui 5 minutiks, kui kartsin ennast lolliks teha. Ja ütleme siis meie ERM. Fix your shit. Fix your shit nagu tõesti. Aga ma pean ütlema, inimene on oma reied täis situnud perset pühkida ja siis tuld ei ole. Mul on olnud niimoodi, ma ei ole küll reisi täis situnud, aga mul on olnud nagu, et kuskil vetsus läheb pissile ja siis tuled lähevad kustu ja siis pead vehkima seal poti peal nagu, et aga no suhtes, kui see vaeseke pidi välja tulema. ja siis ta mõte keegi oleks sisse astunud. jah, et mul on nagu niimoodi, et ikka kui kabiinis natuke vehid, et see peab otseselt välja astuma sealt. Aga no ikka väga haige, sa oled seal, keegi astub sisse sitaste reitega. Või äkki tal olid pissised reied, ma loodan. Sitane reis tundub natuke brutal, nagu mis sul toimub seal, aga... Ja tal oli diarrhea, nii et siis... Ei no mul on tihti diarrhea, aga nagu... Mitte niimoodi. Reisi täis. ma ei tõesti ei tea, äkki tal seal kükis asendis kuidagi. Vaat sellepärast ma ei olegi kunagi aru saanud, et jällegi, ma olen nüüd raudselt viimane inimene maailmas, andke kommentaarides teada, kas teie istute väljas vetsupoti peale või kükitate seal kõrval? Sest mina istun peale nagu rahune maha. Ma istun ka peale. Ma ei viitsi, mul ei ole jalalihaseidki nii palju. Mul on nüüd kodus vaata nagu nii palju treppe. Mul juba praegu jalalihased valutab. ja ma ikka istun ja. Ma ka istun. Sest kui see muidugi väga mingi gross on nästi, siis ma ka pean ennast ohverdama ja jalalihaseid kasutama. Aga muidu mingi ala restoranis ma äkki seal mingi ukerdama rahune maha. Ei, seal ikka istu. Me käime ikkagi uhketes restoranides, kus vetsud on. Loodida, ikka ainult 5 tärni. Mäkis vetsus tegelikult. Okay, võt Mäkis ka võib-olla tõesti istuks. Ma ei ole käinud koha peal Mäkis, nii on ma olen tellinud. Ma käisin drive-inis üks päev. Viitsin süüa teha. Tahaks praegu. Kelane tahab Mäkki hoopis. Ta on mingi nii, pott peas ja fooliumisse mässitud naabrinaine. Tere, Malju ja Kristina. Ühel hilisõhtul istusin kodus diivanil ja vaatasin Netflixi, õigemini üritasin vaadata, sest kõrval korteris kostus kummalisi helisid. Need kõlasid nagu möörgavad loomad ja siis midagi, mis kõlas nagu vana telefoni helin. Kuna mul olid selle naabrinaisega head suhted, siis otsustasin sellele mitte tähelepanu pöörata. Kui ikka kesköö kätte jõudis ja see müra ikka kestis, otsustasin olukorra uurimiseks julguse kokku võtta ja tuuksele koputada. Teadsin, et ta on vanem proua, kes elab üksi ning need helid ei olnud tavapärased. Mõtlesin, et äkki midagi juhtunud. Koputasin tuuksele ning uks avanes ja seal siis mu naabrinaine üleni fooliumisse mässitud, pott peas nagu kiiver ja käest taskulamp. Näol oli tal täiesti tõsine, isegi veidi ärevil ilme. Küsisin siis ise naeru tagasi hoides, et kas tal on kõik korras ja mida ta teeb. Ütles ta kiiresti ja vaatas koridori mõlemas suunas. Kas sa ei kuulnud? Marslased on kohal. Hakkasin kõva häälega naerma, seejärel tõmbas ta mind käest oma korterisse ja käskis vait olla. Vaata, hüüatas ta ja osutas oma arvuti ekraanile. Seal oli mingi YouTube'i video, kus keegi väitis, et mikrolaine ahjutaja saadavad välja marslastele mõeldud signaale. Ta ütles, et kui ma oma mikrolaine ahju tööle panin, hakkasid nad vastu rääkima. Kuula seda. Ta vajutas nupule ja mikrolaine ahi hakkas piiksuma ja surisema nagu ikka. Suistav hääle ütles ta, kas sa kuuled, nad räägivad meiega. Proovisin teda rahustada, et siit ei tule mingeid helisi ja ta lihtsalt kujutab ette seda. Aga naabrine raputas pead, ei, ma tean, mida ma kuulsin. Marslased tahavad mind, sest ma leidsin nende kanali. Suure raskusega sain ta veendud, et ta kiivriks kasutava poti maha võtaks. Küsisin siis, et kus ta seal YouTube'i video leidis. Ta vastas, et vastas korteris elavad lapsed olid teda hoiatama tulnud ja ta videot talle näidanud. Rääkisin talle ära, et lapsed tegid vaid rumalat nalja ning see video pole päris. Ta rahunes, võttis oma kaitserüü sellest ja oli näha, et tal oli päris piinlik. Ka need möörgavad hääled ja telefoni helin oli tulnud sellest videost. Naasesin oma korterisse ja panin mikrolaine ahju tööle. No selleks, et ka endale meelde tuletada, et see oli vaid nali. Kui tausalt öeldes ma kuulsin ka midagi veidrat. Kõlas nagu keegi oleks saanud vaata aknast. Ma julgenud vaadata, mõtlesin, et kui see kaua sellele mõtlen, siis äkki panen ka poti pähe ja mässin ennast fooliumisse. See oli väga ootamatu lõpuga kiri, sest et ma alguses mõtlesin, et nagu vana naabrinaine on mingi psühhoosi saanud, et sa seal naerad on ju, kutsu kiirabi, et see ei ole normaalne. Aga kurat, mul ei ole mikrooni, sul on või?
Ei ole. No siis meie oleme safe. Me oleme safe jah, aga ma tean küll, et mingi hetk oli, et need aliens on kohal ja et tulnukad on kohal ja et tegelikult on üldse elavad meres, et aga see oli igal pool, nagu see reaalselt ju government tunnistas seda, et tulnukad on olemas olnud tegelikult kogu aeg. Aga nagu meil oli kõik juba nagu nii asjadest meid ei ja ma mõtlengi, et okei, et noh, las nad siis olla need marslased või miks endale potti pähe tõmbad, las nad olla siis, kui nad tahavad rääkida selle mikrouni kaudu, no rääkigu, aga pigem jah, et nad tundub, et nad, mis nagu väidetaval on, nad arvad, et meil on esiteks maa on nii sitane ja me oleme nii nõmedad, et nad ongi seal meres oma ette. Ma ise mõtlen ka, et miks inimesed on mingi, oh my god, tulnukad, I'm scared, nagu okei, võib-olla kui mulle vastu kõnniks mingi, ma ehmataks nagu ka ära. Laias lastus, kui nad tahavad seal merepõhjas olla, on nad meid siiani häirinud? Ei. Siis mis see nagu meie asi on? Las nad olla ja tšilli-pilli. Jah, ma hakkan fooliumi sisse ennast selle pärast mässima, et rahulikult. Nii. Võta järgmine kiri. Vana naine välja, uus naine sisse. Tere almsad Malju ja Kristina. Oma salajutuga oma mahlastesse detailidesse ei lasku. Jutt on lihtne ja konkreetne ning sobilik kiirelt ette lugemiseks. Väga vahva. Mina lahkusin sel aastal kohutavast suhtest, kus muidugi enne, kui ma lõplik otsuse tegin, proovisin ka varasemalt ära minna. Aga mehe krokodillipisarad hoidsid mind kinni. Küll aga nüüd viimane kord ma siiski tegin selle otsuse, et minna. Mu mees pettis mind, salgas muidugi lõpuni välja, casual. Aga sama päev, kui ma pisaratest kodus välja kolisin mehe abiga, samal õhtul aitas mees uuel naisel, kellega mind petteti, sisse kolida. Minu jaoks on natuke hullumeelne mõelda, kuidas naine suudab kolida korterisse, kus just mõned tunnid varem pisarais naine välja kolis peale pikka ja tõsist suhet. Kindlasti oli pisara lõhnagi veel majas. Aga ju siis peab olema piisavalt katkine inimene, et suuta seda teha. Elu sees ei koliks ma kokku mehega, kes on just elukaaslase välja saatnud, aga eks see maailm ongi kirevaid inimesi täis. Mina õnneks sain sitast lahti. Päikest. No tead, ma esiteks tunnen siit kuidagi ründavat suunda selle naise suhtes. Oh my god, how could you rohkem küsimus on armunud ja tahab uue musuga kokku kolida. Tema on armunud ja sa ei tea, mis juttu selle naisele räägitud on. Võib-olla ta on rääkinud, oh my god, mu naine pettis mind, I love you. Ta on mingi vastik ja et umbes sina mõistad mind nii palju paremini. Jah, et tegelikult ma arvan, kelle peale see peaks vihane olema mehe peale, kes ise anub sind, et ära mine ära ja siis sama õhtu kolib oma uue musu koju, et nagu selles suhtes. Ega see üür võib-olla on ka kallis vaata. Ei ole siin midagi, üksi maksta. See oli mingi kohe, mul oli payment plan vaata. Kohe kommud pooleks ja keegi ostab süüa. Et selles mõttes muidugi see on nõme, aga kokkuvõttes see tüdruk ei ole nagu ainuke, kes on nõme, on see mees, sest et ma räägingi, et mõtle, nagu kui ta pettis, nad ikkagi mõnda aega olid timminud, võib-olla see tüdruk oli armunud, ta oli kohnud, ma saan taga kokku kolida ja nüüd see vastik nõme eks naine läheb eest ära vaata, et Ja me oleme ju kirjades tegelikult kuulnud väga palju asju, mida mehed valetavad. Mehed võivad ka valetada, et isse mu naine ähvardab ennast ära tappa, ta on haige, bla, bla, ta ei saa kolida, tegelikult ta jääb sitta kodus, on mingi, oh my god, I would never cheat on you, I love you, baby. Aga ära muretse, ma arvan, et ta petab seda uut naist ka selles suhtes. Once a cheater, always a cheater. Just. Nii. Seiklusmängu väljakul. Pean tunnistama, et tegin selle kirja jaoks uue meilikonto. Samuti olema ka seda kellelegi rääkinud, sest olgem ausad, hoolimata sellest, et tegu on lõbusa seiklusega, jätta see mu mehest kui ehitusettevõtjast just kõige paremat muljet. Kurat, nüüd oleks tahtnud teada, kes seda mees on. Aastaid tagasi olime mehega teise linna peole minemas. Enne seda oli vaja mehel käia pooleli oleval objektil ning võtta mõned mõõdud. Majas, kus käis ehitus, aastaringselt sees ei elatud. Läksin ka mina hoovi ning mees näitas, kuhu maani oli töödega jõutud. Mõõdud võetud ja eesoleva peo tõttu lõpus meeleolu tekitas aga mees seiklusimu. Tema enda sõnul mitte eesootavast peost, vaid minu päikese kollasest minikleedist ja hoopis üks teist sorti himu. Ullala. Tolle maja hoovi oli püsti pandud laste mänguväljak. Kas see oli sinu maja? See oleks the worst. Ma nägin su nägu ka, mänguväljak. Siim raudselt käis oma seda Ukraina naist nussimas seal. Aga siis ta vist oskaks kirjutada. Aga võib-olla Google selle. Ikka oskab ju, selles suhtes ta elab Eestis ju. See Ukraina oskab Eestis. Okay. Talle maja hoovi oli püsti pandud laste mänguväljak. Nii me siis tegime seda suurte inimeste asja võõraste inimeste hoovis laste mänguväljakul. Endal väike ärevus sees. Tead, minu majas ei saaks olla, sest võtta, mul on ju
tänav kohe seal kõrval, kes hakkaks seal niimoodi. Aga see on ikkagi nagu seal seespool. Ei no jah, aed on ees, aga selles suhtes sa näed ju tänavale aialipid. Seal oli ju see mingi väike push ka. Jah, aga kui see kiigub, järgmine kord tuled, siis vaatad, sa näeksid tänavalt ikkagi. Okay. See päev on ühesõnaga tegime seda suurte inimeste asja võõraste inimeste hoovis laste mänguväljakul endal väike ärevus sees. See päev on teinud meist kõige armastajad. Kiige. Nagu kiigud. Jah, kiige. Kõige armastajad. Ei, kiige armastajad. Ja nüüd on meil majas mitmes toas konksud laes. Enne lapse saamist oli mõnevõrra selgitamist, et miks need seal on. Nüüd, kui ühes toas ripub laste kiik, siis enam küsimusi ei teki. Aga tagasi kiikumiselt objektile tegime oma asjatoimetusest suksutamised, mida noored armud ikka teevad ja peole minek. Nüüd siis ise majas elades ja teades, et meil on ka kaamerad maja ümber, kipun vahepeal mõtlema asjaolule, kas võis seal olla kaameraid, mis ehituse ajal võisid mehele jääda märkamatuks. Seda kirja kirjutades ja mehega meenutades oli mees üsna veetunud, et kliendil on üks vahva kodu videomeist, olevat selline tehnoloogia ja nutihuviline peremees ja endine püsiklient pole peale selle töölõigu valmimist enam ühendust võtnud. Teie kommentaarid inimeste lugude peale täidavad neljapäevad alati rõõmuga. Mina mõtlen näiteks selle asja peale, et kui ma saaksin teada, et keegi on mul õues mänguväljakul seksinud, on ja ausalt öeldes mul oleks nagu suva, et kui ta ütleb, see oli enne püsiklient ja nüüd ta enam ei võta, et noh, ma saan aru, et mul toas voodis, et nagu calm the fuck down. Õues laste kiigu peal, noh, pohhu, jah. Võib-olla ma oleks siis mingi, oh my god, ma olin vaatama. Ma oleks ka nagu, et it's funny, aga ma ei oleks mingi... Kui töö oli hea. Jah, peast tuppa ei roni, õues jumala eest kütta rahulikult, mis see mind huvitab. Tõesti. Aga mulle meeldib see, et nüüd on konksud igal pool laes. Sest ma ütlen ausalt, ma ei ole kunagi, nagu ma tean, et on need sex-swingid või mingid asjad, ma ei ole kunagi seda kasutanud, võib-olla tõesti on nii fun times, on ju, et kui keegi on, siis andke teada. Ma ei ole lihtsalt aru saanud, et mis selle point on, nagu, et kas see on mugavam kuidagi siis või see on lihtsalt huvitav, et nagu kiikud on tore või... No peab järgi proovima, siis me saame öelda. No, kus sa seda järgi saad proovida? Ma hakka selle jaoks ju, need maksavad, ma arvan, päris palju raha. Sekskiik või? Yeah. Küsi ulakad kaunitalist. Ja siis riputa endale magamistuppa ja siis ütlen lastele, et don't come into my room ever again. Uks lukku, vaata. Ma mõtlengi, kuhu panna seda niimoodi, et nagu... magamistuba vist. Ma tean, et Khloe Kardashian kunagi, tema pani, tal oli see konksud laes, et tal oli nagu voodi. Aga vaata võib-olla, et panedki nagu konksud, paned lakke ära ja siis tõstad pärast maha selle kiigu. Aga siis sul peab seal olema midagi, et mida sinna veel riputada. Paned lillepotid või midagi. Ampel ripub lihtsalt ambis. I love my pants. Mulle meeldivad lillad. Ma ei kujuta ette. Mis teie asi, mis konksud on? Ärge uurige nii palju. Äkki ta on oksa tõmmanud ennast. Iga kell valmi. When life gets shit, I won't hesitate. Siis, kui liiga pingelised ajad on. Aga ei, nagu selles mõttes, et ma ei tea, jah. Palju sul ikka, inimesi need magami. Okei, nüüd sa praegu oled, tulge vaadake seda, on ju. Aga mingi, kus sisse olid, siis mis väga asja on inimestel teisele korrusele. Aga lapsed ikka, tead, tegelikult ma ütlen küll, inimesed ikkagi teevad house touri, nagu selles suhtes, et isegi korteris, vaata kui ammu, ma 3 aastat elanud seal, aga ikka, kui keegi esimest korda tuleb, siis teed väikse touri või nagu niimoodi, okay. Ikka nagu juhtub. Siis ütlegi, see on mu sekskiik. Ära judge'i raisk. Lugesin podcastist, pidi huvitav värk. Ja oligi ja nii tore oli. Aga kui ma kunagi saan, siis ma kutsun sind küll, et sa saaks ka proovida. Ma ei tea kellega, aga äkki on hea. Ma tulen võtan mingi peika kandidaat. Kuule, käime korra Malju magamist vastu, lubas proovida. Jah. Ära siis kaameraid pane vähemalt. Panen. Siis panen mingi suhtle kunagi. Subscriberitele paned vaatama, mis vea, mida mul on. Ma pean ütlema, et mul see subscriberitega Instas täist sidebar, aga Instas on nii tore suhelda. Vaata, kui ma rääkisin sellest, et ma sain teada, et üks influkas oli nagu kunagi Dubai libu. Escort, ütleme viisakalt nagu rikaste inimeste escort. Siis postkast huugas, vaata, kes oli. Ja teate, mis on kõige haigem või? See inimene ise kirjutas ka. Ta oli mingi, oh my god, kes? Ja ta kirjutas veel nii kahtlaselt mingi, ma ei usuks selliseid jutte. Need jutud ei ole kunagi tõsi. Ja et ta nagu, nii et Malju isegi vastanud talle, ta kirjutab edasi, she's guilty.
aga no me teame seda, kes teda kupeldas, nii et selles mõttes, et on nagu. Jaa, ma tean kõik. Kõige aega ongi see, et vaata, et see ei ole isegi see ta lambi koss, vaid see on ikka nagu see. Ja screen'id, värgid, särgid, see on nagu proof. Ja selle pärast ta shaking in her boots. Muidugi ta shake'ib, aga ma ütlen kohe ära, kui ta praegu peaks shake ima in her boots. See on lihtsalt nagu siuke mahlane koss, aga laias laastus see oleks siuke asi, millest ma teeks mingi blogipostitus, et vaadake, ta oli libu. Selles suhtes, et mina leian, et naistel on õigus oma kehaga teha, mida nad soovivad, kui ta on soovinud olla escort, siis it's none of my business. Lasta endale peale sitta. No ma ei tea, kas ta lasi või ei lasknud. Dubais see on see põhiteema. No ma ei tea, vaata see on see, et keegi ei ole sittumist midagi rääkinud. Nende screen'ides sittumisest ei olnud juttu. Et ja seal screen'ides ei olnud ka juttu otseselt Dubaist, vaid ühest teisest välisriigist, kus ta käis siis mingi meestrahvaga. Aga laias laastus, miks ma peaksin teda avalikult tanki panema? Nagu pohhu, vaata, ole või ära ole. Ja ma saan ka tegelikult täiesti aru ju, et nüüd ta on nagu tuntud influkas, on ju, et kuidas sa seda peaksid jutuks tooma või miks sa peaksid, et sa ei ole ju mingi, by the way, ma olin vanasti escort, et mina võib-olla oleksin siuke, ma ütleksin, et fun story kunagi juhtus. Aga no sest nagu nii palju võiks, et nagu ta elab sellist niuke luxurious life, vaata, sa mõtledki, et kus sa said raha. Aga vaata, siis see on sama küsimus, et sinu asi on, mis konks mul laes on. Kus sinu asi on tegelikult, kus ma raha sain? Igal inimesel omad elud, et ei saa eeldada, et kõik nüüd kohe nagu litsid on. Ei no siin ma räägingi, et mina ei charge'i selles mõttes, et nagu ei, ma ka ei charge'i, ma olin lihtsalt nii põnevil, et ma siukest kossi sain, sest et vaata, ma ei tea teda päris elus, on ju, et lihtsalt mina ei mõtle siukse asja peale, et aga tuleb välja, et Instas tegelikult on väga palju neid, kes jätavad Instas on nagu mingi fancy, vaata palju reise, firma asjad, laadida ja tegelikult käivad pakkumas mingit eskordi teenust või mingi girlfriend teenust. Need, kes käisid selle, vaata see hull draama oli ka, vaata see mitu aasta tagasi see üks Ameerika see põhiteema, ma nime ei hakka ütlema, seda lusti kaebas kohtusse päris suure raha eest. Kõik teavad. Siis sa nüüd ütled juba nime ju. Aga mina ei olnud nime. Aga see on ju, ma olen liiga palju kohtusse antud, et kui sa viitad piisavalt, et inimesed saavad aru ja räägid, siis seda loetakse ikkagi. Alusti on nii palju kohtusse antud. Okei, nali. Ühesõnaga on üks tüüp, vaata, aga tegelikult see ei ole isegi nagu laim, et kuidas mina sain teada, et nagu ma ei ütle, et need Eesti tüdrukud käisid nagu seal kõik nussimas, aga nad tegid kõik samas korradi sellest basseinist tegid pildi selle mehe nii-öelda majast, on ju, ja siis nad kõik on seal korradi Ameerikas. Äkki need olid sõbrad? Ja siis, no võib-olla äkki sõbrad, ma ei tea, aga kõik need tšikid erinevad ja siis tulevad oma uhked, näitavad, uhked reisid, restoranid, on ju, ja siis kõik sealt samas basseinist, et nagu lollakad. Nojah, võib-olla nad mõtlesid, et bassein on bassein, et keegi te vahet, et need sama on. Aga see oli ju full uudistest oli ka see teema, kõiki seal näidati see basseinil. Mina räägin seda, mis ma uudistes nägin ja kes teil tunneb ennast solvatuna, siis eat shit and die. Võta värmise kirja. Jah, võtame. Sina lugesid või mina lugesin, ma ei mäleta mitte midagi. Mina lugesin, sina loen nüüd. Okei, ma loen perverdis tippkokk. Väike kossiring. Hei kossimutid, kuulasin teie podcasti ja mulle ei kõlama üks nimi, mis pani mind esimest korda mõtlema, et võiksin teile kirjutada. Iga kord, kui seda nime uudistes loen, lähen turri nagu siil. Ma ei mõista, kuidas meedia suudab endiselt sellistest tegelastest nii heal arvamusel olla. Lugu, mida jagan, on üsna hiljutine ja juhtus sel suvel. Töötan restoranis, kus suurematel üritustel osaleb sageli Eestis kõigile tuntud tippkokk. Õnneks need on vist mitu meil siin Eestis, nii ma kujutate kellest, mina ei tea, kellest räägib, ta ei ole siin välja toonud. Esimesel kohtumisel tundus ta juba liiga familiaarne ja tegi kahtlasid nalju, kuid ma ei osanud selles midagi erilist arvata. Jõudis kätte järgmine suur üritus, kus mees jälle kohal oli. Juba ürituse alguses kuulsin töökaaslaselt, et härra on muutunud ülemeelikuks ja pillub veidraid kommentaare. Mida õhtu edasi, seda libedamalt tal napsud kurgust alla läksid. Mõne tunni pärast ei julgenud tüdrukud köögist enam läbi käia, sest härral oli juba üks silm loojas ning hakkas alaealised teenindajad käperdama. Püüdis ümbert kinni võtta ja rindu katsuda. Ise proovisin teda võimalikult palju vältida. Üks roogadest oli tol õhtul veisepõsk ja kui teenindaja seda kööki küsima läks, vastati, põske tahad saada või... Tol õhtul pidi temast mööda minema nii kiiresti kui võimalik, sest härra hakkas iga ühe käest kinni. Siin on nimi all ka. Ja rääkisime sellest ka korraldajatele, aga vastuseks saime ainult, ta teeb ju nalja ja ärge võtke seda tõsiselt. Tekib küsimus, kas verbaalne ja füüsiline ahistamine on aktsepteeritav, kui sa oled tuntud? Ma usun, et selliseid lugusid on veel ja loodan, et ühel päeval need kõik päevavalgele tulevad. Palun säilitada anonüümsus. Tead, aga nagu te teate, kuna ta ütleb siin ka, et alaealisi tüdrukuid rinnast katsuda,
kui kellelgi on mõne tippkokaga siuke kogemus, kus ta tunneb, et teda on ahistatud, võite mulle kirjutada, selles suhtes, kui siukseid kirju tuleb päris mitu, siis tõmbame jälle veel ühe selle, mis need kõik need perverdid on, keda ma olen liistule tõmmanud, Pedaja, kes veel oli, kelle need lapsed meeldivad, Sass Enno, et tegelikult neid on veel, kahjuks siukseid mehi on veel ja ma hea meelega tõmban nad letti, nii et kui kellelgi on kogemusi, kirjutage ja teeme ära, ei ole vaja siin mingid lapsi pilastada või näppida. Tõesti, see on nagu, ta on jah selline. Aga aitäh Kossi eest tõesti, I love myself some Koss ja see on tõesti selles suhtes kasulik Koss, et teate nüüd tippkokkadest eemal hoida. Ega tegelikult neid palju siin Eestis ei ole, mulle tuleb praegu, kui seda nime poleks all olnud, siis mul oleks 3 nime vähe tulnud. Mina juba sain kohe aru, sest et mul on selle inimesega palju kokkupuudet olnud, et kui ma kuidagi lugesin, ma sain aru, et see on tema enne, kui ma üldse kirja lõppu jõudsin. Okei, siis seda enam tundub, et vastab tõele. Pealegi ma ei näe ka põhjust, miks keegi peaks meile kirjutama välja mõeldud looga, et me ei ole saanud ju kirju mingi Alari Karis käis meil perset näppimas, mida võiks ju kirjutada, kui keegi tahaks välja mõelda, aga kui selles meil vahepeal oli, ma ei tea, kas sa nägid seda, üks tüdruk kirjutas, saatis hästi palju kirju kogu aeg, üks sama inimene. Nägin, jaa. Ja see oli AI kirjad, ChatGPT kirjad olid, sest et alust alati, siit tuleb järgmine lugu ja siis see oli nagu full ChatGPT-st. Oli või? Ja siis ma lõpuks... Okei, sest ma nägin, et tulid järjest, aga mul tol hetkel ei olnud nagu aega tegeleda. Siis ma mõtlesin ka, et üks variant on see, et inimene istub kodus ja tal on mitu lugu pähe tulnud ja siis ta aega on. Ma sain aru, et see fondi erinevus ka, vaata. Ja siis ma lugesin ja siis see oli kõik nagu, sest kui sa loed läbi, sa aru, kõik on nagu, see on nagu roboti kirjutatud. Ja siis ta oligi mingid, ta alguses kirjutas Instagrami meile, et mul on vaja piletit saada, et ma kardan, et te loete minu kirja ette ja siis ma olin mingi võt ja siis ma nägin, et hakkas pommitama neid kirju. Siis ta eeldas vist, et ta nüüd saadab hästi palju. Ja teeb nii hea kirja ChatGPT-ga või? Ma ei tea, ühesõnaga, siis ta pommitas edasi neid, siis ma olingi mingid Kalla, et me nagu ei, või ta oli mingid, kas ma saan kuskilt järgi veel vaadata või mingi seda, Kalla, et see nagu, et see on ChatGPT, kas ta mingi, mis te arvate, et Mallu oskab ainult hästi kirjutada või? Siis ma olen mingi, ei, et see lihtsalt tundub. Mul oli taga vestlus ja siis ma olingi mingi tegelikult lihtsalt tundub ja siis ta läks nagu ülihüsteeriasse, et ma ei tea, et... Esiteks, et Mallu oskab ainult hästi kirjutada, ei, muidugi ta võib hästi kirjutada, it's fine, viidates nagu ma oleks meie kirjad kirjutanud või see naeruväärne. Väga palju on häid kirjutada, mina ei oska. Meil on kirju küll ja veel, me ei pea oma aega sisustama nende valmis kirjutamisega, aga teine asi on see, et seda saab kontrollida ja minu meelest siuke leht on olemas, et kas see on ChatGPT, seda kasutavad ju õpetajad koolides, nii et me võime ju otsida pärast selle ja vaatame siis, kas on. Sest et need kirjad olid sellised, et tegelikult oli nii, nagu ma olin mingid, what's the point, nagu, mis see kirja point on? Et seal ei on nagu mitte, miks ta oli mingid, et nagu ma ei tea, võib-olla ma olin nagu üleliigne, aga ma ei... Ülekohtune, sorry, üleliigne. Sa oled, Kristjan, sa oled üleliigne. Ma üleliigne olen nagu nii. Aga ülekohtune tähendab, sorry, ma ei tea. Anyways, võtan siis järgmise kirja. No, võta. Saladus nagu gängsterite filmist. Tere ägedad naised. Minu lugu algab ühel kaunil suvepäeval Männiku karjääris 10 aastat tagasi. Olime sinna läinud sõpradega aega veetma, ujuma ja võrkpalli taguma. Sai seal päris mitu tundi oldud ja hakkasime minekule sättima. Auto juures riietudes tuleb üks sõber ähmi täis kiire sammuga meie poole. Küsides, kas juhtus midagi, vastab ta, et ta võib pange nüüd ruttu riidesse autosse. Ma vist nägin, kuidas ta ühte venda pekstakse liivanõlva taga. As usual. Ei, nagu väga traumatic. Pakkisime ennast oota, oleks siis, lähme appi. Ei, tõmbame ruttu. Ei ole siin midagi, me ei aita kedagi. Tõesti, tegelikult, aga võib-olla ma ei tea, ühesõnaga, võib-olla need olid mingid suured vennad ja näod. Paksime ennast kiirelt kokku ja sõitsime minema. Üks hetk märkame musta BMW maasturit meie taga tulemas ja tulesi vilgutamas. Kõigil oli full hirm ja olime kindlad, et meie sõpra nägid need vennad, kes kedagi peksi tahavad nüüd meid ka pealtnägijaid kõrvaldada. Plää, kuidas me kõik kartsime. Ennast teades ei imesta, kui juba selleks hetkes nutsin ja jätsin mõtetes lähedastega hüvasti. Mõtlesin, et kui linna tagasi jõuame, siis muu liiklusvoo sees ehk ei tee nad midagi, saame plehku panna. Aga võta näpust, nad jõudsid meile täpselt nii järgi, et esimese foori taga tulid me kõrvale seisma. Keegi meist julgenud sinna poole vaadata. Sõber, kes autot juhtis, nägi, et maasturi aken all ja noor kutt vehib näpuga, et lase aken alla. Sõber siis tegi seda ja oli kindel, et saab kuuli. Okei, see väga dramatic.
saab kuuli, sealt aga kostis sõbralik hääl, kes pool naeris ütles, et teie auto antenni küljes lehvib T-särk, et me teaks. Alles siis märkasime, et autot juhtiv sõber on ülakeha paljas autosse istunud. Panime kõik korraliku kajaka maha, naerisime ikka pikalt. Fun fact, et olime veits tossu karjääris teinud ja juht muidugi mitte, et see parakas, et surma saame, oli selle võrra suurem. Kanepid õnneks raudselt juht oli ka tegelikult teisest, muidu oleks ilma pluusita. Okei. Kõigile, kes tegib küsimus selle pöksu kohta, siis me pole isegi kindlad, kas meie sõber nägi õigesti. Keegi teine seda kontrollimas ei käinud ja no mis me mentidele oleks öelnud, et pilves peaga vist nägime olukorda, aga muud infot pole kui päev ja koht. Eks karma saab meid kätte, kui valesti tegime. Teile aga jõudu jaksu, väga tore kuulamine on teie podcast. Ma ütlen ausalt, et ma arvan, et te kõik olite täiesti pilves. Juht ei teinud, aga ta istus ilma pluusit autosse. Ja ta oli valmis nagu kohe minema jooksma, et selge peaga oleks küll, aga samas ma saan aru, et kui kõik ütlevad pilves peaga veel eriti, aga samas ma teades ennast, ma lähen ka vahepeal nii sabinasse, hakkan kartma mind suvalisi asju, et tegelikult võib-olla ongi see kambavaim, kõik on mingi oh my god, ja nüüd ta jälitab ja sa näed, et keegi sõidabki järgi ja vaata, siin võib nii ära kirida. Mul on üks vend täiega nii, et ma sõidan Ülemistest välja aina. Hakkas parkima, keegi täiega vilgutab, tuudutab, ma olen mingi, mida ta närvitseb, vaata. Siis ma lõpuks nagu sõidan ikkagi edasi, see ikka tuudutab ja vilgutab, ma olen mingi, vaata, siis jäin seisma, see on välja, siis ta on mingi, näitab, siis mul oli Vapiano pastakarp kortas. Aga kui ma läksin, mul oli just asjad käes, ma panin ruttu katta seal asjad ja siis ma unustasin. No mingi, mida ta närvab, vaat, ma olen üks üli kättes ka, et mida sa tuututad? Siis mul pastakarp kortas. Samas, mul juhtus, rääkides kartmisega, mul juhtus eile niimoodi, et õhtul, vaata ma ütlesin, me jääme maja peal ööseks esimest korda ja siis mul tuli meelde, et hambaharjad on majas, on ju. Ja siis ma kuidagi ütlesin, et ma käin ära ja lähen toon. Märten oli et lähme toome siis ära. Ja siis ma ütlesin, et ei, et pane sa neid toole edasi kokku, et ma lähen käin ära. Siis ta on mingi, sa julged üksi minna või? Ma mingi, obviously ma julgen, nagu ma olen elanud seal 3 aastat ja mis mõttes, kas ma julgen üksi minna. Ja siis jube ärga täis istun autosse, hakkan kohe kartma. Ma ei tea, miks. Läksin korterisse mega parakas, kartsin täiega. Ta tegitas mingi käeslaiti. Ei, ma ei tea, ma kohe. Sa ei oleks mõelnudki. Ma ei oleks üldse mõelnud, aga nüüd oli küll, mõtlesin, okei, tegelikult päris kriipar. See korter näeb välja nagu pommiauk ka, vaata kõik asjad vedelevad laiali, sest ma mingi lasin vaata Rikil mingi kummutid ära tuua, aga ma ju tühjaks ei teinud neid, nii et ta lihtsalt viskas need kõik asjad maha sinna reaalselt nagu full pommiauk, et tegelikult peakski täna hakkama neid kummuti sisusid endale korterisse tooma. Aga sul ikkagi hakkab ilmet võtma vaikselt. Jaa, väga. Jah, no igatahes. Aga jagame siis kirju. Ei, jagame auhindu. No aju ei tööta. Me järgmises episoodis meil on kõhud täis ja siis meil aju töötab ka paremini. Jah. Nii, aga ma arvan, et Magda Beauty auhinna võiksime anda sellele neiule nimega Katre, kes tegi selle tagasiside Alexela publikule. See ei ole ju sul riigisaladus, ta ei rääkinud ju mingit saladust. Et mina arvan, et tema väärib ka auhinda, et sa tõid välja selle pahupoole. Täpselt. Ja see on mingi mõttetu üritus, vaata. Väga... Nagu konstruktiivne kriitika on väga alati oodatud. Eriti kuna see olnud meile üldse. Aga ei, no muidugi on meile ka see on fine, aga vaata lihtsalt see suvepäevadega oligi lihtsalt, et ma tundsin, et see on nagu mingi lustile lähme kaebame, sest et me teame, et umbes... see oli teine asi, jah. Nii, aga kes meil veel on? Ulakas kaunita. Paidoi me kutsusime lusti ka, ta ei tulnud. Ei tulnud, jah. Ulakas kaunita, aga anname selle seiklusmängu väljakul. Nemad tunduvad kindlasti, et neile sealt midagi... Saate oma uue kiige uuendada. Uue kiige, jah. Nii, ja mida meil veel? Peninuki anname siis perverdis tippkokk. Need tuletan veel kord meelde, kellel on mõne tippkokaga Nadi kogemus, hit me up. Siis näiteks need Amareni. Amareni tooted. Äkki anname, kas sa oled pahane selle kirjale? Saad endale ilusad pokaalid või klaasid ja lavit. Jaa. Indreku, oh my god, sorry. Meil tavaliselt vaata jooksevad siin need logod, aga meil praegu lihtsalt ei ole seda veel nii, et Indreku, issa mõtlen, kellele ma tahaks anda. Indreku. See väga piinlik seik minu elus, see, kes vetsus püksid rebadel jooksis ringi. Tuld põlema ei saanud. Nii et see on nii vahva.
saad minna mida iganes tegema Hindrekusse, et sa ei pea minema Rabarestusse, sa võid oma sünnat pidada, saad oma kinkakaarti kasutada või pulma või whatever, on ju. Siis on tehtud 10. hooaeg. Algas pauguga. Algas selle pauguga. Ja näeme juba järgmisel nädalal siis. See ya! Wouldn't wanna be ya!